Kui Vene sõdurid surevad rindel massiliselt, peidab Putin end salajastes kontorites üle kogu Venemaa. Vene poliitika suur jaanalind on oma pea kindlalt liiva alla peitnud, sest ta eitab täielikult seda, mida ta näeb. Kuigi Kreml tunnistab, et Ukraina sõda on kaotatud, jääb Putin ainsaks venelaseks, kes tõsiselt usub, et Venemaa võib võita. See ei ole reaalsus. See on Putini enda loodud illusioon, mis püsib isegi siis, kui Ukraina teeb midagi nii suurt, et kõik Venemaa plaanid varisevad kokku. Praegu on Ukrainal lahinguväljal tohutu eelis ja see on kõik tänu tehnoloogiale, mille Ukraina on esile toonud alates Putini sissetungi algusest. Droonid. Täpsemalt öeldes põhjustavad Ukraina keskmaa droonid Vene vägedele suurt kahju, rünnates rindeliini taga. See omakorda rikub Vene logistika, hävitab juhtimis- ja kontrollkeskused ning takistab Venemaal rünnata Ukrainat tagalast. Ukraina on sellest võimalusest kinni haaranud. Ta kasutab ära selgelt ilmenud tehnoloogilist lõhet enda ja Venemaa vahel, et korraldada vasturünnakuid ning külvata segadust Vene tagalas. Kõik see viib ühe selge tõsiasjani. Ukraina on praegu parimas seisus, mis tal peaaegu aasta jooksul olnud on. Seda ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski, kes märkis 3. aprillil, et Ühendkuningriigi allikatest saadud luureandmed näitavad, et rindolukord Ukrainas on praegu sama soodne, kui pole ammu olnud. Muide, kolmapäeval sain raporti oma luurelt ja analüüsi Briti luurelt. Ma sain MI6 hinnangu olukorrale meie rindel. Täpsemalt, et praegune olukord on Ukraina jaoks parim viimase 10 kuu jooksul, teatas Zelenski. Keskmise tegevusraadiusega droonid on selle peamised põhjused. Ja Kremlis ning Venemaa sõjatööstuskompleksis on palju neid, kes üritavad Putinit hoiatada, isegi kui Venemaa president kõnnib ringi, sõrmed kindlalt kõrvades. Me tuleme nende hoiatuste ja Putini illusioonide juurde varsti tagasi. Kõigepealt toetab Sõjauuringute Instituut ehk ISV hinnangut, et Ukraina droonid valitsevad praegu õhuruumi. 10. aprilli postituses X-is ütles ISW, et Vene ja Ukraina raportid näivad kinnitavat lahinguväljateateid, et Ukraina väed on saavutanud droonide ülekaalu Vene vägede ees lahinguväljal. See eelis on ISW sõnul Venemaa seiskunud kevadründe ja Ukraina edukate vasturünnakute keskmes. Ukraina viimaste edusammude võtmeks näib olevat rünnakute arvu kasv Vene õhutõrjesüsteemide vastu, mis omakorda on avanud turvalised õhukoridorid, võimaldades teisi varem mainitud keskmaa droonirünnakuid. Atlantic Council lisab, et pärast aastaid kestnud vastastikuseid droonilahinguid on Ukraina nüüd Venemaa ees selgelt edumaale jõudnud. Lühikese ja pika ulatusega rünnakutele on lisandunud ka rünnakud Putini vägede vastu vahetustagalas, mis tähendab, et Ukraina suudab katta vahemaad, mis jäävad nende FPV droonide umbes 20 kilomeetri kaugusele ulatuvate tapmissioonide taha. Ja kaugemalegi kui 300 kilomeetrit, mille Ukraina kaugmaa droonid suudavad läbida, et sooritada lööke Venemaa enda territooriumil. Jällegi, kõik sõltub tehnoloogiast. Ukraina tehnoloogia on parem kui Venemaa oma. Ja see on uudis, mida Putin lihtsalt ei suuda taluda. See läheb narratiiviga vastuollu, rikub propaganda ära. Aga numbrid ei valeta ja need ütlevad kõik, mida on vaja öelda Venemaa pealetungi kohta praegu. Alates jaanuarist on Ukraina keskmaa rünnakute arv peaaegu kolmekordistunud. Raportite kohaselt oli jaanuaris 41 rünnakut. Veebruaris lasi Ukraina välja 61 keskmaa drooni ning märtsis saatis Ukraina Venemaa suunas juba 115 oma uut surmavat relva. Need keskmaa rünnakud on osa 11 000 lahinguülesandest päevas, mida Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski sõnul Ukraina mehitamata süsteemide väed nüüd korraldavad. See on ohjeldamatu drooni ülemvõim ning märts oli seni selle kõige tipuks. Ukraina drooniväed hävitasid 150 000 kinnitatud sihtmärki, mis on 50% rohkem kui veebruaris. Ja numbrid aina kasvavad. Ukraina keskmaa rünnakud on purustanud 143 Venemaa ladu ja logistikaobjekti, teatab SIS. Veel 52 Vene juhtimispunkti on langenud Ukraina drooni ülekaalu tõttu. Samuti 20 riigi nafta, gaasi ja energiarajatist tagalas. Need numbrid peaksid olema vaieldamatud ja paljudele Venemaal nad seda ei ole. Isegi kui Putin üritab pead liiva alla peita, kõlavad Kremlis häirekellad. Vene hierarhia näeb katastroofi, mis areneb isegi kui Putin seda ei näe ja nad üritavad teda hoiatada. Nagu RBC Ukrain teatas, 10. aprillil üritab mitte keegi muu kui Andrei Belousov, kes on olnud Venemaa kaitseminister alates 2024 aasta maist, võttes selle ameti pärast seda, kui Putin tagandas Sergei Shoigu, Putinile selgitada, mis toimub. Väidetavalt on Belousov öelnud, et droonide olukord Ukrainas on nüüd kriitiline, kuna Ukraina on jõudnud punkti, kus tal on nii tehnoloogiline kui ka arvuline ülekaal Vene vägede ees.
Tundub, et Starlinki kaotus on samuti vähendanud Venemaa droonirünnakute tõhusust okupeeritud aladelt. ja Ukraina on välja töötanud uue põlvkonna varustuse, mis erineb kõigest sellest, mida Venemaa on varem näinud. Venemaa ei ole suures osas valmis toime tulema keerukamate süsteemidega, mida Ukraina kasutusele võtab, ja Kreml teab seda. Mees, kelle Putin ise määras selliseid probleeme avastama ja lahendusi looma, karjub sellest üle linna, aga Putin lihtsalt ei kuula. Kõige selle kaudu ütleb Belousov tegelikult, et sõda on praeguses seisus Venemaa jaoks kaotatud, kui Putin ei suuda teha midagi muud peale selle, et ta jahvatab riigi sõdureid omaenda loodud lihaveskis. Aga kui Belousov püüab Putinile seda uudist rahulikult edastada, siis on Venemaal ka teisi, kes on palju vihasemad. Need on sõjablogijad. Ja neil on palju öelda Venemaa kampaania olukorra kohta Ukrainas praegu. Kui Putin ei oleks nii hõivatud end reaalsusest isoleerimisega, siis ta näeks, et viimase 4 aasta jooksul on sõjablogijad liikunud pidevast patriootlikust pugemisest Venemaa sissetungi avaliku kritiseerimiseni. Need blogijad ei ütle, et sissetung poleks tohtinud kunagi toimuda. Selle asemel ütlevad nad Putinile, sageli kaudselt, et sissetung on olnud läbikukkumine pideva sõjalise ebakompetentsuse tõttu. Kogu Venemaal pöörduvad nüüd professionaalsed propagandistid Putini vastu. Aleksei Tšudajev, kes juhib Juškuni tehast, mis vastutab suure osa Venemaa droonide arendamise eest, on läinud sellest, et ta vaevu suutis suud avada ilma Putinit kiitmata, selleni, et ta kritiseerib nüüd kogu Vene ühiskonda. Tšudajev väidab, et Venemaa on juurutanud oma ühiskonda feodalismi. Ja see tagurlik mõtteviis võtab kodanikelt nende õigused ning sulgeb ukse sellisele innovatsioonile, mis võimaldaks Venemaal sammu pidada Ukraina tehnoloogiliste edusammudega. Teiste kriitikute hulka kuulub ka sõjablogija Rööbar, kellel on Telegramis umbes 1 miljon jälgijat. Tema ja teised tema taolised ütlevad nüüd, et Venemaa pealetung Ukrainas on ummikusse jooksnud. Nad astuvad välja mobilisatsiooni võimaluse vastu, väites, et see oleks praegustes oludes mõttetu ning süüdistavad isegi Putini kindraleid rindel selles, et nad varjavad temal tegelikkust, et Venemaa president saaks jätkuvalt ekselda oma illusioonide meres. Kremli pooldajad kritiseerivad avalikult taktikat, väejuhte ja isegi seda Venemaa versiooni, mille Vladimir Putin on üles ehitanud. Need pooldajad ei tee seda pahatahtlikkusest Putini vastu. Tema autoritaarsus on see, mis hoiab neid tegevuses. Nad tahavad, et Vladimir Putin aksepteeriks lahinguvälja reaalsust ja mõistaks, et taktikad, mis on seni toonud üle 1,3 miljoni kaotuse ja toovad veelgi rohkem, ei töötanud siis ega tööta kindlasti nüüd, kui Ukraina droonide ülekaal on nii suur. Asjad on Venemaa jaoks juba hakanud muutuma. Aga olukord on veelgi enam eskaleerunud. Kui Ukraina kasutab rindel oma tehnoloogilist ülekaalu, teeb ta sama ka tagalas. Ukraina jaoks on kaitse sama tõhus kui rünnak ja me selgitame kohe täpselt, mida see tähendab. Enne kui me seda teeme, väike märkus. Te vaatate saadet Sõjasaade. Sellist analüüsi tuleb veel palju, nii et tellige kanal, et ei jääks ühestki videost ilma. Kaitseliinil muutub Ukraina drooni ülekaal sama oluliseks kui tema ründe ülekaal. Ukraina tõrjedroonid, mis on odavad ja ülimalt tõhusad, hävitavad rohkem Venemaa kaugmaa ründedroone kui kunagi varem. Jällegi, numbrid ei valeta. Ukraina tõrjus jaanuaris 2975 Venemaa drooni. Veebruaris tõusis see number 3679-ni. Siis tõusis see järsult. Märtsis suutis Ukraina ISW andmetel enne kahju tekkimist alla võtta 7674 Venemaa drooni. Ära alahinda selle konkreetse lahinguvälja arenguetapi tähtsust. Peamine põhjus, miks Venemaa saadab Ukrainasse nii palju droone, on see, et saavutada täpselt seda, mida Ukraina praegu Venemaa vägede vastu teeb. Shahedid on mõeldud Ukraina taristu purustamiseks. Need hävitavad sõjalisi sihtmärke, terroriseerivad tsiviilelanikke ja lõhuvad energiavõrke. Kõik see on selleks, et nõrgestada Ukraina kaitsevõimet rindel. Kuid nüüd, kui Ukraina tõrjevõimekus kasvab ja Venemaa ei leia vastust Ukraina lahinguväljale toodud tehnoloogilistele edusammudele, kaob see kõik käest. Ukraina murendab Venemaad hagalad. Venemaal ei õnnestu sama teha Ukrainale. Ja milline on olnud Putini vastus kõigele sellele? Ta toetub lihtsalt valele Ukraina sõja narratiivile, käitudes nii, nagu Venemaa tegutseks endiselt jõupositsioonilt. Oleme seda näinud nii hiljuti kui 7. aprillil, kui tuli uudis, et Ukraina on droonitehnoloogia vallas Venemaast mööda läinud, ei ole Putin midagi sisulist ette võtnud, et probleemiga tegeleda. Ta kindlasti ei muuda Venemaa taktikat. Venemaa kaotas ainuüksi 24 tunni jooksul enne 11. aprilli 1440 sõdurit, nii et kahuriliha antakse endiselt Ukraina droonidele kandikul ette. Nüüd on kõik, mida Putin on suutnud sellele kõigele vastuseks teha, olnud loid hoiatus Balti riikidele, keda ta usub aitavat Ukrainat selle kaugmaa droonirünnakute kampaanias Venemaa vastu.
Venemaalt on tulnud ähmaseid ähvardusi vastumeetmetega, kui Eesti ja Läti koos Soomega lubavad Ukrainal kasutada oma õhuruumi, et korraldada kaugmaa rünnakuid Venemaa Läänemere naftataristu vastu. Ukraina on seda palju teinud. Venemaa 2 peamist Läänemere sadamat suleti märtsi lõpus ja aprilli alguses, kui Ukraina droonid tabasid neid korduvalt. Aga see on kõik, mida Vladimir Putin teha saab. Ta loobib samu ähvardusi nagu alati, samal ajal kui ta täiesti valesti mõistab ja ignoreerib tegelikku probleemi, mis tal ees seisab. Pole see, et Balti riigid aitavad Ukrainat, mis peaks Vladimir Putinit muretsema panema. Tema enda teadlikud illusioonid on palju suurem probleem. Ja nende illusioonide seas on peamine see mõte, et Venemaa on kuidagi võimeline võitma sõda, mille Vladimir Putin alustas. 9. aprillil kirjeldas Robert Fox, kes on Suurbritannia väljaande The Standard kaitsetoimetaja, Vladimir Putini keeldumist reaalsust tunnistada. Nad ründavad Venemaad sügavuti ja see põhjustab tõelist kahju, ütleb Fox Ukraina kohta, lisades, kuid probleem on selles, et kuigi teated tekitatud kahjust jõuavad Vene ajalehtedesse, on Vladimir Putin ise selles osas täielikus eituses. Nii see ongi. Isegi kui Vene meedia, riigi sõjablogijad ja isegi tema enda kaitseminister teda hoiatavad, keeldub Vladimir Putin kedagi kuulamast. Temast on kiiresti saamas ainus venelane, kes usub, et seda sõda on veel võimalik võita, isegi kui Kreml ise ütleb talle, et olukord Ukrainas on kriitiline. Küsimus on nüüd selles, kui kaua suudab Vladimir Putin eituses püsida, kui kõik tema ümber kokku variseb. Märtsis tõusis Venemaa igakuine kaotuste määr 29% võrra, jõudes rekordilise 35 351-ni, kusjuures 96% neist kaotustest põhjustasid droonid. Samal kuul purustas Venemaa ka oma 2026 aasta ühe päeva suurima kaotuste rekordi, kaotades 17 märtsil 1710 sõdurit. Aga me teame, et lahinguväljal hukkunud ei lähe Putini jaoks arvesse, isegi kui numbrid on nii suured. Ta kohtleb oma sõdureid nagu kahuriliha, nii et nad teevadki põhimõtteliselt seda, mida ta neilt ootab. Mis võib Putini tähelepanu tõmmata, on Ukraina tegevus Venemaa Balti sadamates. Peaaegu $1 miljardi suurune oodatud tulu, mis tekkis naftahindade tõusu tõttu pärast operatsiooni Eepiline raev Iraanis, on nende Balti droonirünnakute tõttu Kremlil käest libisenud. Isegi Putini vaenlased hoiatavad teda, et on aeg lõpetada sõda, mida ta ei suuda võita. Prantsusmaa Euroopa ja välisasjade minister Jean-Noël Barrot ütles Putinile täpselt, millega ta silmitsi seisab, kui Euroopa Liit kuulutas märtsis välja uue sanktsioonide paketi. See on reaalsus, nii et Vladimir Putin peab tõele näkku vaatama. Agressioonisõda, millesse ta oma riigi viis, riskides selle kurnamise ja diskrediteerimisega, peab lõppema. See on strateegiline, poliitiline ja majanduslik läbikukkumine, mis peab kohe lõppema. Barrot sõnul tõi ta esile Venemaa läbikukkumised mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas. Aafrikas, ütleb Barrot, investeerib Euroopa Liit nüüd 200 korda rohkem kui Venemaa. See on mõjusfäär, mis libiseb Putini käest ära. Nicolas Maduro, Ali Khamenei ja Bashar al-Assadi kaotused Venezuelas, Iraanis ja Süürias on andnud Venemaa globaalsele mõjule veelgi rohkem hoope. Putin on kokku varisemas nii globaalsel areenil kui ka Ukrainas. Kindlasti peab Putin hakkama kedagi kuulama. Tema enda ministrid, Vene sõjablogijad, välisministrid, põlev nafta, surnud Vene sõdurid, auk Venemaa pangakontol, Ukraina keskmaa droonide vihin, kui need hävitavad veelgi rohkem varasid tagalas. Vähemalt üks neist asjadest peab suutma murda Putini eituse, panema teda mõistma, et ükskõik millist võitu ta kunagi Ukraina sõjas ette kujutas, on see nüüd võimatu. Tahaks ju nii arvata, eks ole, aga Putin on endiselt oma illusioonis kinni ja see paneb teda tegutsema viisil, mis tema jaoks näib võimupositsioonina, kuid kõigile, kes jälgivad Venemaa arvukaid läbikukkumisi Ukrainas, on need tegelikult meeleheite märgid. Kui Putin pidas 2025 aasta lõpus Venemaal oma uusaastakõne, ütles ta Vene rahvale, et tema ja seeläbi ka nemad peaksid uskuma Venemaa sõjaväkke ja selle võitu. See oli umbes sel ajal, kui Venemaa teeskles territooriumi vallutamist, mida ta tegelikult ei kontrollinud. Kui 2026 aasta on edasi läinud ja Ukraina droonide ülekaal on muutunud selgemaks, üritab Putin jätkuvalt koos hoida lagunevat narratiivi Venemaa paratamatust võidust. Me nägime seda märtsi lõpus, mis, nagu te ehk mäletate, oli 2026 aastal Venemaa jaoks rekordiline kaotuste kuu. Putin vastas oma vananenud taktikate tõttu tekkinud tema enda sõdurite tohutule hukkunute arvule, andes Ukrainale 2-kuulise tähtaja Donbassist lahkumiseks. Mis juhtub, kui Ukraina keeldub? Venemaa ründab ja võidab kuidagi. Kuidas Venemaa seda teha kavatseb, kui märtsis alustatud kevadrünnak pole tegelikult edu toonud ja Ukraina hävitab Vene tagalat keskmaa droonidega, on igaühe arvata. Rääkides sellest rünnakust, siis 25. märtsil võttis United 24 Media kokku, kuidas Putinil tegelikult läheb.
seal märgiti, et Ukraina oli hävitanud nädalase jagu Vene värvatuid vaid 3 päevaga, kusjuures neid saavutusi tõstis esile ka varem mainitud rekordiline 1710 kaotust ühes päevas. See on kevadrünnaku tegelikkus. Putini käsilaste verine tapatalg, kui neid tambitakse nii rindel kui ka tagalas. Aga kuidas nad saaksidki midagi paremat oodata? Lisaks sellele eitusele ja illusioonile vaevab Putinit ebatervislik paranoia, mis võib tähendada, et tal pole tegelikult aimugi, mis rindel toimub. See on mees, kes ei kasuta mobiiltelefoni ega internetti, nagu Business Insider 2023 aasta paljastuses avaldas, ning väidetavalt võtab Putin vastu lahinguvälja uudiseid ainult siis, kui need toimetavad talle tema lähikondlased. Putin on loonud enda ümber infovaakumi ja igaüks, kes üritab seda vaakumit läbistada, ei püsi tema läheduses tavaliselt kuigi kaua. Härra Borissov võib-olla poleks pidanud olema nii otsekohene Venemaa droonitehnoloogia olukorra suhtes. Võib-olla ootab teid ees kukkumine aknast või kui teil veab, siis lavastatud korruptsioonisüüdistus sellelt samalt mehelt, kes kogu Kremlis korruptsiooni soodustab. On veelgi rohkem kuulujutte, et Putin on pöördunud Venemaa oligarhide poole, paludes neil otse Ukraina sõda rahastada, kuigi Politico teatel on Putin neid kuulujutte eitanud. See näitaks siiski, et tal on vähemalt mingil määral arusaam sellest, kui halvasti sõda on ebaõnnestunud. Venemaa ei peaks küsima rohkem raha sõjaliseks ettevõtmiseks, mis pidi kestma vaid mõne päeva, kuid nüüd on möödunud 4 aastat ja olukord läheb Venemaa jaoks ainult hullemaks. Teisipäeval avaldas Financial Times raporti, mis pani kogu maailma tähelepanu pöörama. President Donald Trump oli just naasnud kõrgetasemeliselt Hiina visiidilt, kus ta pidas põhjalikke kõnelusi oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Nende kõneluste käigus väitis Financial Times, et Xi Jinping oli märkinud, et Venemaa president Vladimir Putin võib lõpuks kahetseda oma sissetungi Ukrainasse. See on sensatsiooniline avaldus. Mõistetavalt jõudis see üle maailma pealkirjadesse ja tekitas hulgaliselt analüüse ning kommentaare. CNN-i arvamusloos väitis Brett H. McGurk, et uued arengud lahinguväljal viitavad sellele, et tal on õigus ning et see paljastus pakub Trumpi diplomaatiale uue võimaluse sõda lõpetada, kuid teistsuguse lähenemisega kui varem proovitud. Vaatame lähemalt McGurki argumenti ja seda, mida see sõja edasise käigu kohta ütleb. Kui oled viimased paar aastakümmet USA poliitikat jälginud, siis Brett H. McGurk ei tohiks sulle võõras olla. Ta on silmapaistev Ameerika diplomaat ja jurist, kes on töötanud kõrgetel riikliku julgeoleku ametikohtadel 4 presidendi George W. Bushi, Barack Obama, Donald Trumpi ja Joe Bideni ajal. Viimati töötas ta president Joe Bideni abi asetäitjana ning riikliku julgeolekunõukogu koordinaatorina Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika küsimustes. Selles rollis juhtis ta keerukaid diplomaatilisi jõupingutusi, sealhulgas läbirääkimisi relvarahu saavutamiseks Gazas ja Hamasi poolt kinnipeetavate pantvangide vabastamiseks. Varem töötas ta presidentide Barack Obama ja Donald Trumpi ajal ülemaailmse ISIL-i-vastase koalitsiooni erisaadikuna, juhtides rahvusvahelist koalitsiooni, mis mängis võtmerolli ISIL-i territoriaalses lüüasaamises Iraagis ja Süürias. Varasemalt oli ta president George W. Bushi ajal 2007 aasta Iraagi vägede suurendamise strateegia üks peamisi arhitekte ning aitas läbi rääkida USA ja Iraagi julgeolekuleppe. Kuigi tema teadmised on peamiselt seotud Lähis-Ida piirkonnaga, on tal kindlasti väga põhjalikud kogemused keerulistes läbirääkimistes ja ta teab täpselt, mida on vaja nende edukaks lõpetamiseks tugevast positsioonist. Oma arvamusartiklis CNN-is, kus ta on regulaarselt ülemaailmsete suhete analüütik, väidab ta, et Xi kommentaarid pakuvad Trumpile võimaluse survestada Venemaad kokkuleppele jõudmiseks ning miks uued reaalsused lahinguväljal peaksid kallutama kokkuleppe tingimused kindlalt Ukraina kasuks. Tuleb märkida, et nii Trump kui ka Hiina kõrged ametnikud on kategooriliselt eitanud, et Xi oleks midagi sellist öelnud. FT sõnul teatasid Xi kommentaaridest mitmed inimesed, kes on kursis USA hinnanguga Pekingi tippkohtumisele. Neid ei nimetata. Kuid samas artiklis märgitakse ka, et Hiina välisministeerium nimetas seda raportit täielikult valeks ning Trump ütles ajakirjanikele, et ei, ta pole seda kunagi öelnud. Valge Maja faktileht Pekingi tippkohtumise kohta ei sisaldanud samuti ühtegi viidet vestlustele Putini või Ukraina sõja teemal. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Guo Zhejin kinnitas hiljem eitust, öeldes ajakirjanikele, et teie mainitud teave ei vasta tõele ja on täielikult õhust välja mõeldud. Tõepoolest, on haruldane näha nii otsekohest avaldust Hiina juhilt, kes on tavaliselt oma sõnadega palju ettevaatlikum. FT artikkel tunnistab, et selle allikate sõnul läks see kommentaar palju kaugemale kui ükski Xi poolt Ukraina olukorra kohta öeldud märkus tema vestlustest Trumpi eelkäija Joe Bideniga. Teisalt on Trump samuti väitnud, et sama tippkohtumise ajal ütles Xi talle, et USA on allakäiguteel olev riik ning Trumpi sõnul nõustus ta selle väitega. See oleks Xi kohta samuti ebatavaliselt otsekohene, mis lisab FT raportile usutavust. Teisalt oleks selline kommentaar peaaegu kindlasti tekitanud ebamugavust, kui Putin sel nädalal Pekingisse maandus, et pidada omaenda tippkohtumist Xiga.
sellist ebamugavust polnud näha. Selle asemel on Vene ja Hiina sotsiaalmeedia kiitnud seda, et Putin võttis kohtumise ajal jope seljast. Vene kultuuris on see ilmselt märk sellest, et inimene tunneb end turvaliselt ja vabalt. Kes siis tegelikult teab, kas Xi seda üldse ütles või mitte? McCurk käsitleb seda faktina. Veelgi olulisem on see, et tema sõnul toetavad sõja praegused arengud seda väidet. Putin lootis, et 2026 aasta on see, kui tema väed, mis tuginevad tema arvulisele ülekaalule ja elavjõule, murravad läbi rindejoone ja haaravad enda kontrolli alla vaidlusalused piirkonnad Ida-Ukrainas. Aga seda pole juhtunud, vähemalt veel mitte. Tegelikult näib, et Venemaa liigub hoopis tagasi. Sõjauuringute instituudi ehk ISW hinnang näitab, et aprillis saavutas Ukraina esimest korda alates 2024 aastal toimunud Ukraina sissetungist Venemaa Kurski piirkonda territoriaalset kasu, samal ajal kui Venemaa kaotas territooriumi. Raporti kohaselt on tagasi vallutatud umbes 45 ruutmiili territooriumi. Ajakirja The Economist sõjajälgija märgib samuti, et alates 2026 aastast kuni tänaseni on Ukraina saavutanud väikeseid, kuid märkimisväärseid territoriaalseid edusamme esimest korda pärast 2023 aastat. Need raportid erinevad oluliselt sellest, mida Vene pool väidab sama perioodi kohta. Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerasimov väitis hiljuti, et Vene väed on hõivanud umbes 656 ruutmiili territooriumi, vallutanud 80 asulat ja vabastanud viimased alles jäänud asulad Luhanski oblastis 2026 aastal. Venelaste avaldatud geolokatsiooniga videomaterjal näis vähemalt selle väite viimast osa kinnitavat. Kutsuge seda sõja uduks või propagandaks, kuid on veel üks palju jõhkram näitaja, mis toetab Ukraina edasiliikumist. Surnute vahetamine kahe poole vahel. Kahe poole vahel vahetatud surnud sõdurite arv on juba pikka aega olnud väljakutse Lääne ja Ukraina väidetele, et Venemaa inimkaotused ületavad kaugelt Ukraina omi. Mõnes piirkonnas on need hinnangud jõudnud lausa aju sulatavate mõõtmeteni. Näiteks hindas Ukraina luure 2025 aasta lõpus, et Kupjanski linna aeglase vallutamise käigus hukkus iga hukkunud ukrainlase kohta koguni 27 Vene sõdurit, kuigi Reuters ei suutnud seda arvu kinnitada. Sel nädalal hindas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksander Sõrski üldist kaotuste suhet märgatavalt madalamaks. Tema sõnul ulatub hukkunute suhe sõltuvalt päevast 7 või 9 korrani. See on surmajuhtumite suhe, ütles ta. See võib olla 3 korda madalam kui Kupjanski kohta väidetud arv, kuid see on siiski äärmuslik. Sõjaline rusikareegel ütleb, et ründaval jõul peab tavaliselt olema 3-1 ülekaal, et pealetungis edu saavutada. See hinnang tõuseb 5-1, kui piirkond on tugevalt kindlustatud. Need suhtarvud viitavad sellele, et ründav jõud kannab rohkem kaotusi kui kaitsjad ja enamasti see nii ka on. Seega 7 või 9-1 tähendaksid venelaste jaoks kohutavaid kaotusi. Sõltumatud lääne analüütikud on oma hinnangutes tavaliselt tagasihoidlikumad. Allikad nagu strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS hindavad kogukaotuste suhtarvuks umbes 2,5-1 Venemaa kasuks, arvestades hukkunuid, haavatuid ja kadunuid, kuid ainult hukkunute puhul on suhe veelgi rohkem Ukraina kasuks. Probleem seisneb selles, et hukkunute vahetused kahe poole vahel on olnud tugevalt teises suunas kaldu. Regulaarsed hukkunute vahetused on toimunud alates Venemaa sissetungist 2022 aastal vastavalt ametlikest allikatest kogutud andmetele, mida on koostanud Vene sõjakaotuste jälgija Lost Armor. Kokku on Venemaa tagastanud 24 955 Ukraina surnukeha ja saanud vastu 3450. See teeb kogusuhtarvuks 7,23 hukkunud ukrainlast iga hukkunud venelase kohta. 2026 aastal on tänaseks tagastatud 3528 ukrainlast 155 venelase vastu, mis teeb suhtarvuks 22,76 ühe vastu. See on märkimisväärselt väiksem kui 2025 aastal vahetatud arvud, mil 16 304 ukrainlast vahetati 439 venelase vastu, mis teeb suhtarvuks 37,14 ühe vastu. Kõige olulisem on see, et viimases vahetuses, mis toimus eelmisel nädalal, vahetati 526 ukrainlast 41 venelase vastu. See on siiski veel suhtarv, 12,8 ühe vastu. Kuid enam-vähem igakuised vahetused on juba mõnda aega püsinud umbes 1000 ukrainlase ja 10–20 venelase kandis. Ukraina pool on juba ammu väitnud, et selle suure erinevuse põhjuseid on 2. Esiteks on nad väitnud, et venelased paisutavad numbreid, lisades sinna ka omaenda hukkunuid või varem osaliselt tagastatud langenute kehaosi. Kuid nende peamine väide on olnud, et kuna venelased on edenenud, on neil olnud võimalik langenud sõdurid lahinguväljalt kokku korjata, samal ajal kui Ukrainal pole olnud sama võimalust, mis omakorda suurendab kunstlikult seda suhet. Viimases vahetuses kahekordistus venelaste arv võrreldes viimaste kuudega, samal ajal kui ukrainlaste arv praktiliselt vähenes poole võrra.
Ukraina argumente kasutades viitab see sellele, et Ukraina on tõepoolest hakanud lahinguväljal edenema, korjates surnud venelasi, kui nad liiguvad nende endistesse positsioonidesse. McGurk väidab, et seoses venelaste pealetungi seiskumise ja Ukraina edusammudega hakkab surve muutuma nähtavaks ka Venemaal endal. Tegelikult on nüüd juba avalikult nurinad sõjakulude üle. Viimastel päevadel haruldase avaliku erimeelsuse ilminguna hoiatas Vene parlamendiliige Renat Sulaimanov, et Venemaa majandus ei suuda pikaajalist sõda Ukrainas taluda. Ta märkis, et 40% föderaalsest eelarvest on nüüd suunatud kaitsele ja julgeolekule, mis on 1,5 korda rohkem kui kogu sotsiaalkulutused. Sulaimanov väitis, et see tohutu kulutamine õhutab inflatsiooni, tõrjub välja investeeringud ja sotsiaalprogrammid ning tekitab pikaajalisi majanduslikke moonutusi, märkides, et tankidel ja mürskudel puudub tarbimisväärtus. Just sellised kommentaarid viivad tavaliselt selleni, et keegi kukub kogemata 24. korruse aknast alla. On julge, et Sulaimanov neid nii avalikult teeb ja see on kindel märk kasvavast survest Venemaa majandusele pikaajalise sõja tõttu. Teine selge märk on Putini kiiresti langev toetusreiting. Vene riiklik küsitlusfirma VTSIOM teatab, et Putini toetusreiting langes 2026 aasta aprilli lõpus 65,6%-ni, mis on madalaim tase alates sõja algusest Ukraina vastu. See on märkimisväärne langus, üle 12% punkti võrreldes 2025 aasta detsembriga, mis sundis riiklikult kontrollitud küsitlusagentuuri oma küsitlusmetoodikat tulevikus narratiivi kontrollimiseks muutma. McGurk väidab, et selle surve üks võtmetegureid on Ukraina droonid, mida ta nimetab jõukordistajaks. Ukraina ei näe täna välja nagu end kaitsev riik, kes püüab ellu jääda, vaid nagu sõjaline innovaator, kes muudab sõjapidamise olemust masstootmises autonoomsete süsteemide kaudu, kirjutab ta. See on ümber pööranud algse eeldust, et Venemaa inimressursside ülekaal oleks ainumäärav. Rindesuunel on Ukraina nüüd loonud 10–15 kilomeetri ehk 6,2–9,3 miili laiuse tapmisvööndi, kus Venemaa ei suuda edasi liikuda ilma pidevate droonirünnakuteta. See on tõsi, kuid see ei ole tingimata veenev argument. Pentagoni peainspektori viimase kvartali aruande kohaselt operatsiooni Atlantic Resolve kohta on Venemaa saavutanud taktikaliste droonide kasutamises suhtelise võrdsuse. Aruandes märgitakse ka, et Venemaal on peaaegu kindlasti jätkuvalt suurem võimekus läbi viia pidevaid ja kõrge tempoga ründeoperatsioone ning neil on eelis otseses tulejõus, logistikas, vägede formeerimises ja vägede kaitses. Kui soovid iga päev kõige olulisemaid sõjauudiseid, vajuta kohe tellimisnuppu. Sõjasaates me ei kopeeri lihtsalt pealkirju. Me süveneme põhjalikult, et tuua sinuni tõeline lugu ja selgitada, miks see oluline on. Telli kanal, et sa midagi maha ei magaks. Lõppkokkuvõttes on Venemaa loonud samasugused tapavööndid kogu rindejoonel ning Ukraina vägedel on neist sama raske ja kulukas läbimurda kui venelastel. Kuigi rindejoonel võib droonisõja mõttes valitseda teatav patiseis, siis Ukraina kaugmaarünnakud sügavale Venemaa territooriumile on kindlasti sagenenud ja põhjustavad üha suuremaid kaotusi. Kasutades McGurki sõnu, ründavad Ukraina droonid nüüd regulaarselt sügaval Venemaa territooriumil, sihtides sõjaväelennuvälju, tehaseid, energiataristut, laskemoonaladusid ja logistikasõlmi. Ukraina droonide võime jõuda Moskvani olevat väidetavalt suurendanud Putini huvi ajutise relvarahu vastu. Võidupüha tähistamise ajal pealinnas, võimaldades paraadi ilma ohuta, et droonid ilmuvad ootamatult ja rikuvad kogu ürituse. Kui üldse, siis ta alahindab seda, kui suureks probleemiks need Ukraina droonirünnakud viimasel ajal on muutunud. Viimase 2 aasta jooksul on Ukraina kaugmaadroonide väljalaskmiste arv pidevalt kasvanud ning viimastel kuudel on see hüppeliselt tõusnud. See on nii ülekantud tähenduses, kui ka paljude Vene rajatiste pihta tabamuste puhul sõna otseses mõttes tõsi. Kui 2024 aasta jaanuaris oli 110 drooni, siis 2026 aasta märtsiks tõusis see arv enam kui 7000-ni ning ainuüksi 2025 aasta jooksul kasvas väljalaskmiste koguarv 5-kordseks. Märtsis ületas Ukraina esimest korda Venemaad 6 väljalastud kaugmaadroonide arvus. Hiljuti teatasid Vene ametnikud suurimast rünnakust pealinnale rohkem kui aasta jooksul, kus õhutõrje pidas kinni üle 550 drooni. Selles ühes ainsas laines lasti välja üle 1000 drooni, sihtides Moskva piirkonda ja teisi Venemaa sügavuses asuvaid alasid. Nagu McGurk õigesti märgib, sunnivad need rünnakud Venemaad nüüd õhutõrjet hajutama, lennukeid ümber paigutama, taristut kindlustama ja üha rohkem ressursse kodumaa kaitsele pühendama. Sõjaliselt väljendudes laiendab Ukraina lahinguruumi ja tõstab sõja hinda Moskvale, samal ajal kui Moskva ise vaevleb Ukrainas lahinguväljal territooriumi võitmisega. Putinit, ütleb McGurk, sunnitakse silmitsi seisma strateegilise kaotusega. Ründesõdu hinnatakse lõppkokkuvõttes mitte kaardil olevate joonte, vaid selle järgi, kas need täidavad poliitilised eesmärgid, mille nimel need üldse algatati, kirjutab ta.
Putini sõjaeesmärgid sissetungi ajal hõlmasid Ukraina täielikku allutamist, NATO nõrgestamist liiduna ja Venemaa taastamist domineeriva Euraasia jõuna. Need eesmärgid on Moskva jaoks üha kättesaamatumad. Mis puudutab Ukraina täielikku allutamist, ütleb McGurk, lahinguväli ja sõja tulemus on nüüd keskendunud Ida-Ukraina Donbassi piirkonnale, kus Vene vägedel puudub võimalus vallutada Kiievit, mis oli Putini esialgne eesmärk. Kuigi rindejooned on jõhkralt aktiivsed kaugelt väljaspool Donbassi, Harkivis, Sumas, Dnipropetrovski, Zaporižja ja Hersoni oblastis, on põhisõnum siiski õige. Kui Venemaa ei mobiliseeri massiivset reservarmeed ega alusta uut suurt pealetungi läbi Valgevene, sündmus, mille eest nii Zelenski kui Sõrski on viimastel päevadel hoiatanud, pole palju tõendeid selle kohta, et Venemaal oleks võimekust üritada Kiievit vallutada. Kas Venemaa suudab end taas kehtestada domineeriva Euraasia jõuna? See sõltub sellest, kellelt küsida. Kuigi mõned, nagu McGurk, ütlevad, et selline väljavaade on üha kättesaamatum, siis hiljuti Pekingis lõppenud tippkohtumisel tundus, et nii Putin kui Xi ei olnud sellest teadlikud. Tippkohtumise ajal allkirjastasid nad ühisdeklaratsiooni mitmepolaarse maailma kujundamise kohta, mida Venemaa ja Hiina kavatsevad juhtida. 47-leheküljeline poliitikadokument allkirjastati suures rahvasaalis koos ligikaudu 40 muu koostöölepinguga. See kutsub üles maailmakorrale, mis põhineb suveräänsuse austamisel, võrdsetel riikidevahelistel suhetel ning vastuseisul sõjaliste liitude nagu NATO ja AUKUS laienemisele, võrreldes neid džungliseadusega. Liidrid esitavad oma strateegilise partnerluse eeskujuna suurriikidele ja vastukaaluna sellele, mida nad kirjeldasid kui USA ühepoolseid ja hegemoonilisi vastuvoolusid. Kui rääkida NATO nõrgestamisest, siis võib väita, et mingis mõttes on allianss viimasel ajal nõrgenenud, kuigi on väga vaieldav, kas Venemaal on sellega mingit pistmist olnud. Donald Trump pole kunagi olnud eriti suur NATO toetaja. Tema ja tema administratsiooni kõrged liikmed, nagu välisminister Marco Rubio ja sõjaminister Pete Hegseth, on teinud mitmeid avaldusi, milles nad seavad kahtluse alla USA nende arvates liiga suured panused allianssi. Donald Trump oli eriti rahulolematu, et USA Euroopa NATO partnerid ei soovinud liituda tema konfliktiga Iraaniga ega tema pingutustega avada Hormuzi väina, mille Iraan sulges vastuseks USA ja Iisraeli rünnakutele. Aprillis ähvardas Donald Trump vähendada USA rolli NATOs või isegi alliansist lahkuda, kui liikmesriigid ei aita väina taas avada. Samas võib veelgi kindlamalt väita, et Vladimir Putini sissetung Ukrainasse on tegelikult allianssi tugevdanud, mitte nõrgestanud. Nagu Brett McGurk kirjutab, on NATO allianss hoolimata Donald Trumpi retoorilistest kriitikatest täna suurem kui siis, kui Venemaa tungis kallale. Soome ja Rootsi on alliansiga liitunud ning võib väita, et see on tugevam, kuna kogu NATO Euroopa pealinnades on kaitsekulutusi suurendatud. Seega hoolimata Venemaa tohututest ja kasvavatest kaotustest on Vladimir Putinil Ukrainas peetava sõja kohta vähe ette näidata ning trendid näivad iga kuuga ainult halvenevat, järeldab ta. Olles üksikasjalikult selgitanud, miks ta usub, et Venemaa on nõrgas positsioonis ja seetõttu haavatav ebasoodsa rahukokkuleppe suhtes, jõuab Brett McGurk siis oma argumendi põhiosani. Mida see tähendab Hiina jaoks ja kuidas Donald Trump võiks seda ära kasutada, et sundida Vladimir Putinit kokkuleppele? Kuigi Xi Jinping on andnud rahvavabastusarmeele käsu olla valmis operatsiooniks Taiwani hõivamiseks aastaks 2027, kirjutab ta, et tema sõjavägi on lahingutes veel proovimata ning Ukraina näitab, kui raske on saavutada kiiret poliitilist kokkuvarisemist otsustava kaitsega silmitsi seistes. Järgmise 6 kuu jooksul hakkab Xi Jinping neid suundumusi uurima ning hindama eeliseid ja puudusi seoses oma lõplike plaanidega Taiwani suhtes. McGurk tunneb, et see annab USA-le kuldse võimaluse tugevdada Xi Jinpingi ettevaatlikkust ja Putinile kõvasti kõri peale astuda. Tark samm praegu on tugevdada NATOt ja selle toetust Ukrainale, et näidata Putinile, et tal pole võimalust initsiatiivi taastada, ning Xi Jinpingile, et sammudele Taiwani suunal vastatakse koordineeritult. Nagu ta õigesti märgib, on Trumpi välja kuulutatud eesmärk Ukrainas lõpetada sõda diplomaatilise kokkuleppega, mis tõenäoliselt nõuaks Ukrainalt territoriaalsete järeleandmiste tegemist julgeolekugarantiide vastu. Ta märgib samuti õigesti, et diplomaatia on takerdunud, kuna Ukraina ei ole olnud valmis loovutama territooriumi, mida ta usub end suutvat sõjaliselt kaitsta, samal ajal kui Venemaa usub endiselt, et suudab selle maa sõjaliselt vallutada. Näidates kogu oma kogenud läbirääkija kogemust, märgib ta lühidalt, et läbimurdelised läbirääkimised õnnestuvad harva siis, kui mõlemad pooled tunnevad end võrdselt enesekindlalt ja aeg soosib nende pikaajalisi eesmärke. Kuid nüüd, kui arengud pöörduvad Ukraina kasuks, tunneb McGurk, et selle ummikseisu aluseks olnud eeldused enam ei kehti. Trumpi diplomaatia aluseks olnud eeldus, lähtudes tema enda avaldustest, on olnud see, et Ukraina kui väiksem jõud peab läbirääkimistel järeleandmisi tegema, vastasel juhul kaotab ta sõja lahinguväljal. See eeldus, mis oli kunagi küsitav, on nüüd vale, kirjutab ta. Uued reaalsused lahinguväljal pakuvad nüüd uut võimalust diplomaatia õnnestumiseks. Ukraina on nüüd oma kaitsevõimes enesekindlam ja vähem sõltuv Washingtoni lubadustest oma tulevase kaitse osas.
Venemaa seisab nüüd silmitsi tulevikuga, kus kaotused kasvavad ja majanduslik surve suureneb, ilma et oleks mingit läbimurde võimalust. McCurki sõnul seab see olukorra uuesti paika. Nagu võib arvata, on USA jõupingutused kokkuleppe vahendamiseks enam-vähem seiskunud, alates sellest, kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev Iraani vastu. USA pool on mõistetavalt olnud hõivatud pakilisemate probleemidega. Viimane ametlik USA vahendatud läbirääkimiste voor selle konflikti osas toimus veebruaris. Pärast seda on olnud vähe tegevust, kuid see võib peagi muutuda. Yuri Ushakov, üks Putini mõjukamaid nõunikke, teatas 20. mail, et USA peamisi Ukraina läbirääkijaid Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner oodatakse lähinädalatel Venemaale. McCurk tunneb, et Trump peaks kasutama võimalust tegutseda, kuni raud on kuum. Parim võimalus sõda lõpetada seisneb nüüd selles, et ei eelda Ukraina nõrkust, nagu Trump seni on teinud. Kuid, tunnistades Venemaa kasvavat haavatavust, on nüüd olemas hoob sundida pooled Ukraina jaoks vastuvõetavale kokkuleppele ning Washington peaks seda ära kasutama, järeldab ta. Venemaa on maailma suurim riik. Selle territoorium ulatub üle 11 ajavööndi 2 kontinendi ja 6,6 miljoni ruutmiili maa. See on 70% suurem kui USA, kuid praegu kaotatakse sellest vaikselt üks osa. Austraalia suurune tükk, mitte sõjalise kaotuse või sissetungi tõttu. Inimesed lahkuvad ja nad ei tule tagasi. See kõik puudutab Venemaa Kaug-Ida, täpsemalt Kaug-Ida föderaalringkonda, mis hõlmab 40% kogu Venemaa territooriumist. Kogu see maa-ala on vaid 8 miljoni inimese kodu, mis on veidi üle 5% Venemaa kogu rahvastikust. Ja see number langeb kiiremini kui kunagi varem Venemaa kaasaegses ajaloos. Kiiremini kui ükskõik kus mujal riigis peale Kaug-Põhja. Venemaa president Vladimir Putin on isiklikult nimetanud seda rahvuslikuks julgeolekuohuks ja tal on õigus. See piirkond on oluline mitte ainult ressursside poolest, vaid ka kaubanduse ja idast tuleva demograafilise rände sisenemispunktina. Aga niipea, kui Kreml üritab midagi ette võtta, tekib üks suur probleem. Pingutused ebaõnnestuvad ja Venemaa Kaug-Ida jätkab aeglast allakäiku. Ja see loob võimaluse veel üheks sissetungiks, seekord Hiina poolt Venemaale, mis pööraks ajalooliselt ümber Vene impeeriumi 1860. aastal saavutatu. Aga me ei pea minema nii kaugele tagasi, et näidata toimuva ulatust. Piisab, kui minna tagasi Nõukogude Liidu lagunemiseni. 1989 aasta rahvaloenduse andmetel elas tulevases Kaug-Ida föderaalringkonnas umbes 10,35 miljonit inimest. See number oli umbes 8,8 miljonit. 2025 aastal hinnati elanike arvuks vaid 7,86 miljonit. See on umbes 25% kaotus 35 aasta jooksul. Kuid see üldine number varjab, kui katastroofiline olukord on teatud piirkondades. Tšukotka, Venemaa kauges kirdeosas asuv kauge poolsaar, on alates 1991 aastast kaotanud 68% oma elanikkonnast. Magadani oblast, mis kunagi oli Nõukogude aja ressursi kaevandamise keskus, on kaotanud 63,6% elanikkonnast. Kamtšatka elanikkond on vähenenud 34,6%. Need arvud näitavad, et vastavad piirkonnad jäetakse sisuliselt maha, ilma et keegi tagasi tuleks. Tegelikult on pärast Putini võimule tulekut elanikkond vähenenud 10% võrra ning mõned statistilised andmed viitavad veel 8% langusele aastaks 2033. See oli 3 korda suurem kui ametlik hinnang vaid mõned aastad varem ning kokkuvarisemise tempo kiireneb. Tänapäeval elab selles piirkonnas vähem inimesi kui 1970. keskpaigas. Nõukogude riik kulutas aastakümneid ja tohutuid ressursse, et elanikkonda kasvatada, kuid viimase 3 aastakümnega on see töö peaaegu täielikult tühistatud. Et mõista, miks see juhtub, lähme tagasi katkise Nõukogude mudeli juurde, mida Moskva on sellest ajast saadik üritanud, kuid pole suutnud uuesti luua. NSVL asustas Kaug-Ida erinevate meetodite abil, millest mõned olid väga sunniviisilised. Gulagi tööjõud ehitas varajase Nõukogude Kaug-Ida infrastruktuuri, eriti kirdeosas. Kuid pärast Stalini aega tugines mudel positiivsetele stiimulitele. Piirkonna palgad olid 50% kuni 2 korda kõrgemad kui riigi keskmine. Töölistele, kes tulid itta, garanteeriti õigus eluasemele nende kodupiirkondades, mis oli Nõukogude eluasemesüsteemis oluline turvavõrk. Kõrgematest palkadest ja suhteliselt madalatest elamiskuludest kogunenud säästud tähendasid sisuliselt seda, et Kaug-Ida kujutati ajutise ohverdusena, mille eest on tulevikus kindel tasu. Läänes, kus elu oli lihtsam tänu suuremale rahvastikutihedusele, paremale infrastruktuurile ja soodsamale kliimale, toimis see süsteem, isegi kui see aeg-ajalt takerdus.
kuna see toimis otse riigi kaudu. Riik pakkus stiimuleid, riik kontrollis institutsionaalseid tavatisi ja riik rahastas sotsiaalset infrastruktuuri, mis muutis karmid tingimused talutavaks. Piirkonna netoränne oli positiivne kuni 1980. aastate lõpuni. Siis lagunes Nõukogude Liit ja koos sellega kadusid need põhilised garantiid peaaegu üleöö. Töölised, kes olid aastaid Iidas töötanud, kaotasid äkitselt kodumaal tagatud elamispinna õigused. Ja inflatsioon ning finantssüsteemi kokkuvarisemine olid säästud hävitanud. Mõistlik reaktsioon oli lahkuda kohe, kuni see veel võimalik oli, ja täpselt nii nad tegidki. 1991. Aastal ületas väljaränne Kaug-Idast esimest korda Nõukogude või Venemaa ajaloos loomuliku iive, kuid see väljaränne pole kunagi lõppenud. Mis teeb olukorra nii raskesti pööratavaks on see, et tänapäeval lahkuvad inimesed hoopis teistel põhjustel kui need, miks nad 1991 aastal lahkusid. Tollal olid põhjuseks institutsioonide kokkuvarisemine ja finantspaanika. Täna on see ratsionaalne kulu-tulu arvutus, kus elu Venemaa Kaug-Idas on kallis, raske, ohtlik ja suhteliselt vähe tasuv. Ja olukord läheb ainult hullemaks. Alustame sissetuleku teljega. 1990. keskpaigas olid palgad Kaug-Idas endiselt märkimisväärselt kõrgemad kui riigi keskmine. Tavaliselt umbes 71% kõrgemad. Tänu Nõukogude ajas pärit koefitsientidele ja toetustele, mis osaliselt säilisid üleminekuperioodil, oli see eelis 2010. lõpuks langenud vaid 18%-ni. Samal ajal jäi elukallidus piirkonnas märkimisväärselt kõrgemaks kui Lääne-Venemaal. 25–30% kõrgem sellistes paremini ligipääsetavates lõunapoolsetes linnades nagu Habarovsk ja Vladivostok. 40–60% kõrgem sellistes kohtades nagu Kamtšatka ja Sahalin ning kuni 80–100% kõrgem Tšukotkas. Aritmeetika on lihtne. Teenid veidi rohkem, maksad oluliselt rohkem. Ja lõhe selle vahel, kui palju sinu palk on väärt Kaug-Idas, võrreldes sellega, kui palju see oleks väärt Novosibirskis või Moskvas, väheneb pidevalt. Siis on veel elukvaliteet. Oodatav eluiga Kaug-Idas jääb 2–3 aastat alla riigi keskmise, mis ise polegi eriti muljetavaldav. Kuritegevuse tase on kõrgem kui ülejäänud Venemaal. Vaesuse määr on Kaug-Ida föderaalringkonnas 15,7%, samas kui riigi keskmine on 12,6%. Tervishoid on koondatud väikestest asulatest eemale, muutes selle paljudele piirkonna inimestele sisuliselt kättesaamatuks. 2015 aastaks oli alampiirkondade õpilaste arv langenud vaid 25–30%-ni 1990 aasta tasemest. Ja süsteemi vastus oli koolide sulgemine, mis ajas veel rohkem peresid piirkonnast välja, luues positiivse tagasisideahela, mille tulemused olid äärmiselt negatiivsed. Nii et need inimesed, kes kõhklevad ja kellel on võimalus lahkuda, vaatavad halvenevat olukorda ning otsustavad oma õnne proovida kusagil mujal. Need, kes jäävad, on ebaproportsionaalselt vanemad, vaesemad ja rohkem sõltuvad riiklikest toetustest. See tähendab kahanevat maksubaasi, kus kohalikke eelarveid kasutatakse üha enam vananeva elanikkonna toetamiseks tervishoiu ja sotsiaalteenustega, mitte aga hariduse ja noorte võimestamisega tegelemiseks. Järgmine noortepõlvkond teeb taas sama otsuse nagu eelminegi, mis viib samasuguse tulemuseni, ainult et veidi halvemini. Nagu mainitud, on Moskva probleemist teadlik ning Putin on nimetanud seda juba aastaid riikliku julgeolekuohuks. Vene riik on käivitanud selle lahendamiseks programme, kuid seni pole ükski neist paistnud toimivat. Nõukogude aja arenguprogramm Kaug-Ida jaoks kirjutati esmakordselt 1987 aastal. Seda on korduvalt ümber kirjutatud, ajakohastatud, ümbernimetatud ja uuesti käivitatud 1996. 2002 aastal ning isegi 2015 aasta institutsionaalsete uuenduste lainega, mille hulka kuulusid arendusterritooriumid, Vladivostoki vabasadam, tasuta maade jagamine, soodsamad energiahinnad ja doteeritud lennupiletid. See kulmineerus 2026 aasta aprillis toimunud ministeeriumi koosolekuga, kus arutati Kaug-Ida demograafilise poliitika strateegiat. Kuid 30 aastat programme taandus lõpuks ikkagi samale probleemile. Mudeli see enam ei toimi ning Venemaa Teaduste Akadeemia Majandusuuringute Instituudi teadlased avaldasid oma tulemused. Juba 2021 aastal, 5 aastat enne viimast stiimulite lainet, on tasuta maaprogramm täiuslik näide sellest, miks süsteem ei toimi. Kremli pakkus elanikele Kaug-Idas hektareid maad tasuta. Probleem seisnes selles, et suur osa sellest maast pakuti ilma teedeta, mis seda millegagi ühendaksid. Ilma raudteeühenduseta, ilma igasuguse infrastruktuurita, mis muudaks selle kasutatavaks või elamiskõlblikuks. Siis olid veel palgad.
Venemaa oli tavaliselt tõstnud teatud töötajate kategooriate palku, kuid Moskva ei olnud neid korduvalt õigel ajal välja maksnud. Nii et töötajad peaksid saama kõrgemat palka. Aga lõpuks viibib või tühistatakse see nii kaua, et polegi kindel, kas üldse mingit palgatõusu oli. Oli isegi suuri plaane, sealhulgas ettepanekuid ehitada täiesti uusi miljonilinnasid, et koondada ja kinnistada Kaug-Ida elanikkonda. Aga need ei jõudnud kunagi kaugemale kui väljakuulutamine. Lihtsalt sellepärast, et terve linna ehitamiseks pole eelarvet. Ja isegi kui oleks olnud eelarve, see kadus, kui Venemaa tungis 2022 aastal Ukrainasse, suunates oma ressursid sellele, mis pidi olema 10-päevane sõda. Tegelikult on sõda mõjutanud Kaug-Ida mitmel rindel. Kõige otsesem mõju on mobilisatsioon, kuna Reskutu kampaania Ukrainas on värvanud ebaproportsionaalselt palju piirkondadest, kus tööjõudu oli juba niigi vähe, ning Kaug-Ida on üks enim kannatanud piirkondi. Tööealised mehed on see demograafiline rühm, keda on kõige rohkem vaja majandustegevuse jätkamiseks piirkonnas, kus juba niigi napib tööjõudu. Ja ometi on nad mobiliseeritud, hukkunud, haavata saanud või isegi põgenenud, et vältida sundvärbamist. Sõda on laastanud ka eelarvet, kuna Venemaa kaitsekulutused on tõrjunud kõrvale kõik muu, kusjuures infrastruktuur on kõige nähtavam ohver. Teid ei ehitata. Raudtee laiendamise projektid, mida Vene planeerijad arutasid veel 2023 aastal, on seiskunud. Ja lennundusvõrk, mis ühendab eraldatud Kaug-Ida kogukondi omavahel ja Venemaa läänepiirkondadega, on halvenemas. Kui sanktsioonid lõikasid, 2023 aasta lõpus Venemaa lennundustööstuse ära lääne varuosadest ja teadmistest, pakkus Venemaa algselt välja plaani ehitada 2030 aastaks 1000 lennukit sise- ja rahvusvahelisteks lendudeks. 2025 aastaks oli ehitatud 13 lennukit ja plaan jäeti vaikselt kõrvale. Kuid võib-olla on kõige suurem tegur Kaug-Ida kaotamises see, et Venemaa naabrid hakkavad piirkonda aeglaselt ümber kujundama. Nüüd lihtsalt kiire meeldetuletus, et kui soovid selliseid analüüse, siis kindlasti telli Military Show kanalit. Me postitame iga päev videoid geopoliitikast ja sajandusest, nii et sa tead kohe, mis toimub. Tagasi Kaug-Ida. Hiina on juba aastaid sellesse piirkonda liikunud ja Ukraina sõda on seda protsessi oluliselt kiirendanud. Moskva vajab nüüd Pekingi abi palju rohkem kui Peking Moskva oma. Ja selle sõltuvuse hinda maksab Kaug-Idas. Aastaks 2025 prognoositakse, et Hiina investeeringud Kaug-Ida föderaalringkonda ulatuvad peaaegu 1 triljoni rublani, ehk umbes 13,5 miljardi dollarini. Kaubavahetuse maht Habarovski krai ja Hiina vahel kasvas 2024 aastal 5,5 miljoni tonni võrra ning 2025 aasta esimese 6 kuuga veel 36% võrra. Hiina neelab sisuliselt kogu Kaug-Ida majanduse, suunates selle, mis peaks olema föderatsiooni sisene kaubandus, enda kasuks. Kuid siin on veelgi olulisem tegur – elanikkond. Hinnanguliselt elab Vladivostoki ja Uraalide vahel nüüd 500 000 Hiina kodanikku. See number kasvab. Seda soodustavad viisavabad kokkulepped ja eelisjuurdepääs Venemaa enda arendusterritooriumidele, majandustsoonidele, mille Moskva lõi investeeringute meelitamiseks ja elanikkonna hoidmiseks. Need on osutunud tõhusamaks Hiina tööliste ligimeelitamisel kui Venemaa enda töötajate hoidmisel. Ukraina välisluureteenistus on teatanud, et mitmes Kaug-Ida linnas ja asulas on tekkinud enklaavid, kus venelased on tööjõust praktiliselt puudunud. Ja pea meeles, et venelased, kes tegelikult Kaug-Idas elavad, ei ole algselt pärit Kaug-Idast. Nad ei ole vähemusrahvused, kes olid harjunud Siberis elama, vaid nad viidi sinna Nõukogude Liidu poolt lubadusega, et nende töö eest makstakse rohkem raha. Kultuuriliselt on nad rohkem sarnased Lääne-Venemaaga kui põliselanikud. Ja see elanikkond on tegelikult juba tihedamalt seotud Mongoolia või Hiinaga, kuigi see ei ole tingimata muutud neid uue sisserändajate laine suhtes vastuvõtlikumaks. Hiina valitsusel on ilmselt sama huvi. Pea meeles enne aastat 1860 kuulus välimine Mandžuuria Tšingi Hiinale ja Hiina pole seda ajaloolist fakti tegelikult unustanud. Varasematel aastatel läks Hiina nii kaugele, et nimetas piirkonna Vene linnad nende endiste Hiina nimedega. Muidugi ei tähenda see, et Hiina kavatseb äkitselt tungida sisse, et tagasi võtta seda, mille ta 1,5 sajandit tagasi kaotas. Aga võib-olla polegi vaja sisse tungida, arvestades, et kohalik elanikkond on juba Venemaa majanduspoliitika ning mobilisatsiooni ja sõjaaegsete huvide ebavõrdse kohtlemise tõttu surve all. Sellele vastukaaluks otsustas Venemaa kasutada ebatraditsioonilist ja võib-olla isehävituslikku taktikat, asendades venelased teist tüüpi ida-aasialastega tööjõupuuduse leevendamiseks. Kaug-Idas on Moskva pöördunud Pyongyangi poole. Kokkulepe on lihtne. Üle 15 000 Põhja-Korea töölise saabus ametlikult Venemaale 2024
ja 2025 aasta alguses ning enamik neist on Kaug-Idas, sest just seal neid vajatakse ja see on nende kodumaale kõige lähemal. Mitteametlike hinnangute järgi ulatub tegelik arv 2025. aasta lõpuks ligi 50 000-ni ning piirkonnas tegutsevad Vene ettevõtted on juba esitanud taotlusi veel 153 000 Põhja-Korea töölepingu sõlmimiseks. Nõudlus ei näita samuti aeglustumise märke ning seda kinnitab ka asjaolu, et paljud põhjakorealased kirjeldavad oma lepinguid pigem orjanduslikena, kus töövahetused kestavad 18 tundi ja aastas on vaid 2 vaba päeva. Selle kokkuleppe struktuur ütleb kõik selle kohta, kes sellest kasu saab. Põhja-Korea töötajad saavad palka ligikaudu selle miinimumtaseme järgi, mis kehtib vastava lepingulise raamistiku alusel. Vahe selle vahel, mida Vene ettevõtted maksavad ja mida need töötajad tegelikult saavad, liigub Pyongyangi, mis on Kim Jong-uni režiimi üks olulisemaid välisvaluuta allikaid. See on üks põhjus, miks Põhja-Koreal on igati kasulik hoida kokkulepet praegustel tingimustel jõus ning puudub igasugune motivatsioon Moskva kasuks uuesti läbi rääkida. Tulemuseks on see, et 2 tuumarelva omavat riiki kindlustavad end samaaegselt Vene territooriumil, kasutades erinevaid vahendeid, kuid saavutades sama strateegilise tulemuse. Kasvav ja süvenev kohalolek piirkonnas, mida Moskva ei suuda oma enda elanikkonnaga piisavalt mehitatud, rahastatud ega hallatud hoida. Ukraina välisluureteenistus on seda kujundanud nii, et Moskva maksab sõja eest omaenda territooriumiga. Järjekordne risk, et proovida sõda võita ja saavutada mingigi sisemine stabiilsus, mille Putin omaenda tegevusega kokku kukutas. Siin on veel üks mõõde, mis saab läänes suhteliselt vähe kajastust. Osaliselt seetõttu, et see kõlab äärmuslikult ja osaliselt seetõttu, et see on alles algusjärgus. Kaugel ida demograafilise kokkuvarisemise poliitilised tagajärjed Venemaa sees. Kui etnilised venelased lahkuvad, muutub piirkonna demograafiline koosseis. Mõnes Kaug-Ida linnas on hiinlaste ja usbekkide koguarv nüüd venelastega võrdne. Vene aktivistid, sealhulgas mõned organiseeritud platvormidega, on hakanud avalikult arutama iseseisva Siberi ideed, kasutades mõnikord väljendit Siberi Ühendriigid. See sai alguse kunstiliikumisena, kuid muutus hiljem poliitiliseks ja kultuuriliseks identiteediks. Need on tänapäeval veel marginaalsed arutelud, kuid mõelge laiemale kontekstile. Vladimir Putin on viimased 25 aastat ametis olles püüdnud piirata igasugust rahvuslikku identiteeti, mis pole selgelt Venemaa keskne, minnes isegi nii kaugele, et õõnestada endiste Nõukogude Liidu riikide iseseisvust, et hoida neid föderatsiooniga seotuna. Tõsiasi, et on tekkinud veel üks võimalik separatistlik liikumine, seekord piirkonnas, mis on Moskvast väga kaugel ning institutsioonide ja infrastruktuuri puudumise tõttu kõige väiksem võimalus sekkuda, tähendab, et Venemaa sisepoliitika on kokkuvarisemise äärel. Muidugi juhivad aktivistid oma tegevust praegu välismaalt, kuna nad olid ühed esimestest, kes lahkusid Venemaalt Ukraina sõja alguses. Aga kui Putini valitsus näitab üles vähimatki nõrkuse märki, võib kohalik elanikkond hakata riiklikult rahastatud propagandast läbi nägema ja liituda liikumisega. Nii et meil on alles piirkond, mis on suuruselt võrreldav maailma suurimate riikidega. Asub maailma suurimate puidu, kala, haruldaste muldmetallide, teemantide, kulla ja süsivesinike varude otsas. Piirneb Hiina, Jaapani ja Põhja-Koreaga ning on Beringi väina kaudu peaaegu Alaskaga ühenduses. Putin ei suuda panna venelasi sinna jääma ning põliselanikke asendavad aeglaselt hiinlased või korealased. Järgmise sajandi jooksul muutuvad kasutamata ressursside rikkus ja geopoliitilised tagajärjed, mis tulenevad nii lähedalt teistele maailma suurriikidele olemisest üha olulisemaks. Küsimuseks saab, kes tegelikult seal kohal on, majandust juhib, linnu täidab, ressursse ammutab ja otsustab, kelle huve teenitakse. Moskva esitleb end suurvõimuna, taastades kontrolli oma lähivälismaa üle, tõrjudes lääne ümberpiiramist ja näidates jõudu Ukrainas ja mujal. Aga ta ei suuda oma territooriumi hoida kõige lihtsama ja põhilisema territoriaalse kontrolli mõõdupuu järgi, oma enda inimesi seal hoides. Venemaa ei kaota tegelikult Kaug-Ida homme ega ka järgmistel valimistel ning lähiajal ei toimu mingit ülestõusu, et föderatsioonist lahku lüüa. Aga ärge eksige, Vene Kaug-Ida liigub aeglaselt ja järjekindlalt Vene demograafilisest ülekaalust millegi muu poole. Piirimuudatused ei ole kohe tulemas. Või siis jõud, mis põhjustavad demograafilist kokkuvarisemist, põhjustavad ka majanduslikku kokkuvarisemist ning need on ennast taastootvad ja iseennast võimendavad. Tegelik olukord koha peal, kes seal elab, töötab, ehitab ja saab kasu sealsetest ressurssidest, on muutumas, nagu see on olnud juba aastakümneid. Venemaa ja Ukraina sõja kulg on dramaatiliselt muutunud.
kuidagi on Ukraina kõigi ootuste vastaselt leidnud viise, kuidas tõsiselt nõrgestada ja takistada üht maailma suurimat sõjalist jõudu, hoolimata sellest, et alustas seda konflikti täieliku outsiderina. Nüüd väidavad paljud tuntud sõjaanalüütikud, et Ukrainal on realistlik võimalus takistada Venemaa võitu, isegi kui sõda jätkub ja Moskva jätkab oma kurnamisstrateegiaga. Üks neist sõjalistest mõtlejatest on Ben Hodges, ERU läinud USA armee ohvitser, kes teenis USA maaväe Euroopa vägede juhatajana ja hiljem NATO logistikavaldkonna vanemnõunikuna. Hodges on mees, kellel on aastakümnete pikkune sõjaline kogemus ning peaaegu ainulaadne arusaam taktikast, strateegiatest ja kaasaegsete konfliktide muutuvatest dünaamikatest. Kui ta räägib, siis inimesed kuulavad ning tal on aastate jooksul olnud palju öelda Ukraina sõja kohta. Tegelikult on ta olnud üks kõige otsekohesemaid uskujaid mingisuguse Ukraina võidu võimalikkusesse juba sõja varajastest etappidest alates. Näiteks 2022 aasta septembris, kui suur osa maailma meediast oli veendunud, et Venemaal on vältimatult liiga palju raha, jõudu ja elavjõudu, et Ukraina suudaks vastu panna. Hodges kirjutas ajalehes Telegraph arvamusloo pealkirjaga "Valmistuge Venemaa enda lagunemiseks". Selles väitis ta, et Venemaa ei kaota mitte ainult sõda, vaid kogu Venemaa föderatsioon sellisel kujul, nagu me seda tunneme, laguneb sellele järgnevates sündmustes. Ta on korduvalt välja toonud Venemaa valitsuse tema arvates läbikukkumised, tuues eriti terava kriitika osaliseks just Putini enda. Isegi kui sõda on liikunud edasi-tagasi, on aja jooksul kujunenud välja täiesti erinevad dünaamikad, näiteks üleminek mehhaniseeritud rünnakutelt droonisõjale. Hodges on suuresti säilitanud oma seisukoha, et Venemaa ei saa ega tule sõjast võitjana välja. Aja jooksul on mõned Hodgesi laiemad hinnangud sõja kohta hakanud üha enam analüütikuid kõnetama. Ka 2026 aastal hoiab ta sellest seisukohast kinni ning jagas oma hiljutisemaid mõtteid konflikti kohta põhjalikus intervjuus taskuhäälingus Decoding Geopolitics koos Dominique Bresseliga mai alguses. Selle intervjuu sissejuhatavas sõnavõtus ütles Hodges: on selge, et initsiatiiv on liikunud Ukraina kasuks. See ei tähenda, et Ukraina kohe võidab või midagi sellist. Aga minu arvates on üha selgem, et Venemaal pole mingit võimalust Ukrainat tegelikult võita. Kui paluti täpsustada, tõi Hodges välja 5 peamist põhjust, miks see on juhtunud, ja me uurime iga üht neist üksikasjalikult. Esimene põhjus on kaotused, kus Hodges ütleb üsna selgelt. See initsiatiiv on osaliselt muutunud tänu tohututele kaotustele, mida Ukraina on Venemaale põhjustanud. Kaotused ületavad nüüd esimest korda seda, mida Venemaa suudab armeesse juurde tuua. Andmed kinnitavad seda ning ametlikud numbrid on Kremlile üsna sünge lugemine. Teatatud on, et sõjas Ukrainaga on Venemaa kaotanud 352 000 sõdurit alates sõja algusest kuni 2025 aasta lõpuni. Selle numbri teatasid paguluses olevad Venemaa meediakanalid Meduza ja Mediazona 9. mail 2026, mis on ka Venemaa iga-aastase sõjaväeparaadi kuupäev, mil tähistatakse võitu Natsi-Saksamaa üle teises maailmasõjas. Riigi kaotuste arvutamiseks töötas Mediazona koos BBC Vene teenistusega, koostades ulatusliku andmebaasi kinnitatud sõdurite surmadest, kasutades selleks erinevaid allikaid nagu sotsiaalmeedia postitused ja ametlikud pärimistoimikud. See andmebaas sisaldab ligikaudu 218 000 kinnitatud nime Venemaa sõduritest, kes on Ukrainas hukkunud. Et jõuda 352 000 hinnanguni, uurisid Mediazona ja Meduza seejärel pärimistoimikutes nooremate vanuserühmade meeste liigset suremust. Nende hinnang näib olevat täpne, kuna teised seda kajastavad organisatsioonid on jõudnud sarnaste tulemusteni. Näiteks strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus CSIS, mis on Washingtonis asuv mõttekoda, teatas jaanuaris, et 2025 aasta lõpuks on sõjas tõenäoliselt hukkunud umbes 325 000 Vene sõdurit ja 140 000 ukrainlast. Need arvud ei hõlma 2026 aastal registreeritud kaotusi, mil väidetavalt on rindel hukkunud veel 10 000 venelasi ja lugematu arv teisi saanud vigastada. Hinnangud ei hõlma ka välisvõitlejate ja Venemaa eest võitlevate sõdurite surmasid erinevates relvarühmades, mis on tekkinud okupeeritud Ukraina aladel. Seega on Kremli kaotused tõenäoliselt märkimisväärselt suuremad. See võib seletada, miks Venemaa teeb nii suuri pingutusi, et varjata teavet oma kaotuste määra kohta, kustutades mõnikord isegi andmeid avalikest registritest või hägustades sõjaväekalmistute satelliidipilte, et Venemaa uurimisrühmad ja üldsus ei saaks aru riigi kaotuste ulatusest.
Kuid Kreml ei saa tõde igavesti varjata. Isegi kui nad kiirustavad rakendusi blokeerima, VPN-e keelustama ja Vene avalikkust välismaailmast isoleerima, paljastavad lugematud meediaraportid jätkuvalt tõde. Venemaa on kandnud palju suuremaid kaotusi kui Ukraina ja jätkab oma vägede saatmist rindele, lootes, et toore jõu taktikad sillutavad lõpuks tee võidule. Aastaid pääses Venemaa sellest puhtalt. Nüüd aga, nagu Hodges märgib, hakkavad Venemaa elavjõureservid otsa saama. 2026 aasta mais näitasid andmed, et Kremli väed kaotasid 5 kuud järjest rohkem mehi, kui suutis värvata. Täpsemalt hinnangul värbas Ukraina mehitamata süsteemide vägede andmetel Venemaa ajavahemikus detsember 2025 kuni aprill 2026 umbes 148 400 inimest. Sama perioodi jooksul kandis Venemaa 156 735 kinnitatud kaotust. Kusjuures märtsis ja aprillis oli kummaski umbes 34 000 kaotust. Mida kauem see kestab, seda hullemaks olukord muutub, sest Venemaa ei saa enam ellu jääda doktriiniga, kus ta kohtleb oma sõdureid kahurilihana ja loodab näiliselt lõputule värskete ajateenijate voole, kes nende koha üle võtavad. Nende armee ei kasva enam ega püsi isegi samas suuruses. See kahaneb iga mööduva kuuga pisut. Mida väiksemaks see muutub, seda nõrgemaks see jääb ja seda rohkem võimalusi avaneb Ukrainale. Kiievi komandöörid tõstavad juba oma ootusi ja seavad veelgi kõrgemaid sihte, lootes 2026 aasta lõpuks hakata iga kuu kõrvaldama kuni 50 000 Vene sõdurit. Kui nad suudavad sellele eesmärgilegi lähedale jõuda, oleks see juba tohutu võit, sest Venemaa ei suuda juba praegu kompenseerida umbes 30 kuni 35 000 sõduri kaotust kuus. Seega oleks neil täiesti võimatu toime tulla 40 000 või enama kaotusega. Tõepoolest, riik on näiliselt hakanud kasutama üha meeleheitlikumaid meetmeid värbamise suurendamiseks. Kasutades kõike alates väljapressimisest ja propagandast, kuni eksitavate turunduskampaaniateni, mille eesmärk on petta õpilasi droonioperaatoriteks kirja panema, enne kui nad rindele surmatsoonidesse saadetakse. Aga see ei toimi. Numbrid ei liigu selles suunas, nagu Kreml sooviks. Kaotused kasvavad, samal ajal kui värbamine seisab paigal ning see tähendab ka veelgi kehvemat sooritust lahinguväljal. See viib meid sujuvalt Hodgesi teise põhjuseni, miks Venemaa on languses ja Ukraina tõusuteel. Vene väed pole juba kuid maa peal mingit märkimisväärset edu saavutanud. Lisaks kaotustele on üks olulisemaid näitajaid sõjalise kampaania edu mõõtmisel, eriti sissetungi või teise riigi vallutamise katse puhul, territoorium. Kui sissetungivad väed vallutavad iga mööduva päeva, nädala ja kuuga märkimisväärse hulga maad, tähendab see edu. Kui kaitsevägi suudab oma positsioone hoida ja vaenlase edasiliikumist aeglustada või isegi tagasi vallutada kaotatud alasid, viitab see tavaliselt sellele, et sissetungijad ebaõnnestuvad. Nagu Hodges ja Pressel intervjuus märgivad, aeglustusid Vene edasitungid paljudes piirkondades 2025 aasta jooksul ning 2026 aasta alguses peatusid need peaaegu täielikult. Tõepoolest, mitme selle aasta kuu jooksul on Venemaa tegelikult kaotanud territooriumi, kuna Ukraina suutis tagasi vallutada rohkem, kui ta kaotas. Hodges toob selle üheks peamiseks põhjuseks välja Ukraina droonide arendamise suures mahus, samuti nende võime jälitada iga Vene sõdurit, kellel ei vea ja kes jääb kusagil lagedale vahele. Ta selgitab, kuidas Ukraina on tõhusalt loonud tapatsoonid kogu rindejoone ulatuses. Alad, kuhu Vene väed ei suuda üldse tungida ja kus Kremli komandörid ei saa koondada piisavalt suuri üksusi, et saavutada vajalikke edusamme. Selle asemel hävitatakse nende väikesed rünnakurühmad lihtsalt ikka ja jälle. Väidetavalt on Kreml uurinud erinevaid taktikaid selle probleemi lahendamiseks, näiteks saatnud veelgi väiksemaid rühmi Ukraina positsioone infiltreerima. Kuid Hodges kahtleb, et sellest piisab, et sõda kuidagi oluliselt mõjutada. Eriti kui seda kombineerida 3 täiendava põhjusega, mille ta toob välja sõja tänase olukorra muutumise kohta. Enne kui me nende ülejäänud põhjusteni jõuame, see ongi põhjus, miks me teeme sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult toimib. Kui oled siin uus, telli kanal, et sa ei jääks järgmisest ilma. Kindralleitnant Hodges toob samuti välja Ukraina strateegilise luure kui ühe suure teguri sõjakäigu muutumisel. Teine põhjus, miks initsiatiiv on muutunud, on see, et tundub, et Ukraina on välja töötanud võidustrateegia, mille eesmärk on hävitada Venemaa võime eksportida naftat ja gaasi. Neil on nüüd piisavalt täpseid kaugmaarelvastusi, mis suudavad tabada rafineerimistehaseid üle 1000 kilomeetri kaugusel sügaval Venemaa territooriumil.
nagu Hodges selgitas, ei möödu enam peaaegu ühtegi nädalat ilma teadeteta, et mõni Venemaa naftarafineerimistehas või muu energiarajatis oleks Ukraina droonide ja rakettide poolt õhku lastud ja põlema pandud. ja see kõik seostub pikaajalise strateegiaga, mida Kiiev on juba mitu aastat järginud. Aga mis tõeliselt hoogustus 2025. aastal ja edasi 2026. aastani, kui rünnakud rafineerimistehaste, torujuhtmete, töötlemistehaste, terminalide ja teiste oluliste nafta- ja gaasirajatiste vastu kasvasid tohutult. Nende rünnakute loogika on lihtne. Venemaa kulutab sellele sõjale miljardeid dollareid ja on lootnud oma naftatööstusele nende vahendite saamiseks. Nafta on Venemaa majanduse selgroog. See on põhjus, miks Putin on suutnud sõda nii kaua jätkata. Isegi suure osa lääneriikide sanktsioonide all on Kreml jätkanud tohutute nafta- ja gaasikoguste müümist teistele riikidele, nagu India ja Hiina, tuues sisse miljardeid, et maksta oma ülikallite hangete, tootmise ja värbamiskampaaniate eest. Seega pole selle sõja lõpetamise võti mitte iga Vene sõduri tapmine ega iga Vene tanki õhkimine. Võti on tabada allikat ja katkestada see pidev rahavool Moskva rahakirstu. Selleks peab Ukraina lihtsalt leidma ja hävitama oma vaenlase peamised naftataristu objektid. Sõja varajases staadiumis ei olnud Ukrainal tingimata selleks vahendeid ning ta oli palju rohkem hõivatud oma territooriumi kaitsmise ja Vene rünnakute tõrjumisega. Nüüd on Ukrainal aga paremad droonid, tugevamad raketid, rohkem luureinfot ja võimsamad relvasüsteemid kui kunagi varem. Ukraina suudab täpselt tuvastada Vene rafineerimistehaseid ja rünnata neid surmava täpsusega. Kõigi nende rünnakute mõju koguneb. Iga kütusepaak, mis leekidesse lahvatab, tähendab võitu Kiievile ja kaotust Moskvale. Iga tulekahju, iga plahvatus, iga seiskumine on selle konflikti suuremas plaanis oluline. Sest mida vähem on Venemaal raha, seda raskem on neil seda sõda jätkata. Nagu Hodges ütleb, kui ukrainlased suudavad selle vee jätkata, muutub Venemaal selle sõja eest maksmine tõesti väga raskeks. Ja samal ajal kui Venemaa vaesub, muutub Ukraina järjest rikkamaks, mis viib meid 4. olulise punktini, millele Ben Hodges tähelepanu juhib. Tohutu rahaline toetus, mida lääneriigid Kiievile pakuvad. Kuigi ta arvab, et Ameerika Ühendriigid ei saa olema osa Ukraina jaoks vajalikust lahendusest, leiab Hodges siiski lohutust sellest, et Euroopa annab oma panuse. Ülejäänud Euroopa hakkab mõistma, et nemad vajavad Ukrainat isegi rohkem kui Ukraina neid. Ning et parim viis takistada Venemaal ülejäänud Euroopat ründamast on aidata Ukrainal venemaalistada. Lisab, et Saksamaa on selles osas eeskujuks, kuid ka teised riigid astuvad samme ja annavad Ukrainale nii palju abi, kui suudavad. Hodges mainib endise Ungari peaministri Viktor Orbani poliitilist kaotust. Mees, keda oli pikka aega nähtud kui Putini siseringi liiget NATOs ja Euroopa Liidus, kes alati sekkus, segas ja viivitas Euroopa jõupingutusi Ukraina abistamisel, kuidas iganes suutis. Näiteks just Orbani tõttu võttis 90 miljardi euro suuruse laenu andmine Ukrainale mitu kuud aega, enne kui see lõpuks kinnitati. Nüüd aga, kui Orban on pildilt kadunud ja tema asemel on palju Euroopa-meelsem peaminister, liigub see raha lõpuks vabalt Ukrainasse, andes riigi kaitsetööstusele väga vajaliku tõuke. Ukraina püüab nüüd oma eeliseid ära kasutada Venemaa nõrkusi ning valmistuda järgmiseks suvisele pealetungile, mida Moskva valmistub nende vastu saatma. Hodges märgib, et Euroopa riigid ei tee seda kõike heategevusest, vaid eurooplaste heaolu ja Euroopa kui sellise eksistentsi nimel. Nagu ta ütleb, on teie valikud järgmised. Ukraina langeb ja siis on venelased teie ukse ees. Või te aitate Ukrainat rahaliselt ja materiaalselt ning aitate peatada Venemaa naftat vedavaid varilaevastikulaevu. Kõik need asjad. See on see, mida Euroopa peaks tegema ja see on nende endi huvides. Ma arvan, et kui see juhtub, muutub Venemaal selle sõja jätkamine üha raskemaks. Lõpuks arutab endine Ameerika Ühendriikide maavägede Euroopa väejuhatuse ülem Ukraina märkimisväärset kaitsetööstuse arengut kui viimast olulist pusletükki. Ma arvan, et Ukraina kaitsetööstus on märkimisväärselt kasvanud ja nad suudavad nüüd toota rohkem seda, mida neil vaja on, kui võib-olla varem suutsid. Ta märgib, et tõenäoliselt on see põhjus, miks tänapäeval on vähem teateid selle kohta, et Ukrainal oleks näiteks suurtükkide või laskemoona puudus, sest nüüd suudavad nad suure osa vajalikust laskemoonast ise kodumaal toota. Samuti on neil õnnestunud ellu viia mitmeid innovaatilisi projekte. Näiteks palju kõneainet pakkunud Flamingo ja Long Neptune'i raketid, samuti 10 uued surmavad droonid, mis jõuavad rindele. Tänu sadadele uutele kaitsetööstusettevõtetele, mis on sõja algusest peale üle kogu Ukraina tekkinud.
Pole kahtlustki, et Ukraina kaitsetööstus on täna valgusaastate võrra ees sellest, mis see oli vaid mõned aastad tagasi. Tõepoolest, 2022 aastal oli Ukraina sõjalise arenduse ja tootmise osas vaevu märgatav täppkaardil. Nüüd peetakse seda üheks maailma juhtivaks sõjaliseks jõuks, kus teised riigid seisavad sõna otseses mõttes järjekorras, et tellida Ukraina droone ja kaitsesüsteeme ning investeerida riigi kaitsetööstuse ettevõtetesse. Isegi kui Ukraina on silmitsi seisnud väljakutsetega, nagu mehituspuudus või lääne liitlaste elutähtsate õhutõrjesüsteemide piiratud tarned, on selle kaitsetööstus vastavalt kohanenud ning komandörid on tuvastanud ja kasutusele võtnud kõige tõhusamad lahendused. Näiteks on riigi sõjavägi muutunud üha sõltuvamaks droonidest. Nüüd kasutatakse mehitamata õhusõidukeid eesliini positsioonide kaitsmiseks, Vene rünnakrühmade likvideerimiseks ja kaotuste vähendamiseks, isegi kõige tulisemates lahingupiirkondades. Edasi vaadates kujutab Hodges ette hüpoteetilist stsenaariumi, kus Ukraina võiks jätkata oma sõjaliste võimete laiendamist ja uuendamist, tuginedes võimalusel veelgi enam tehisintellektile. Luua terveid pataljone, mida kaitsevad drooniparved, võimaldades neil liikuda Vene positsioonidele ja vallutada tagasi veelgi rohkem kaotatud alasid. See kõik on praegu veel teoreetiline, aga samal ajal kogeb Venemaa väga reaalseid tavajärgi kõigist punktidest, mida Hodges tõi välja, alates kasvavatest kaotustest kuni põleva naftataristuni. Kõigi nende erinevate, kuid sama oluliste tegurite lihtne ja vältimatu tulemus on see, et Venemaa kaotab hoogu ja kaotab selle sõja. Putin ei saa enam selle fakti eest peituda, sest isegi tema kõige tulihingelisemad toetajad hakkavad tema vastu pöörduma. Nagu Hodges märgib, hakkab üha rohkem venelasi, olgu need siis sõjablogijad või inimesed YouTube'is või kus iganes, avalikult sõja, Putini ja kõige muu üle kurtma. Seega pole asi ainult selles, et tema sõjamasin töötab viimasel jõul. Tema värbamiskampaaniad kukuvad läbi ja tema taktikad osutuvad saamamatuteks. Aga nüüd seisab Putin silmitsi ka väga reaalse võimalusega, et Vene avalikkus pöördub tema vastu, kuna üha rohkem inimesi tunneb selle sõja mõju oma igapäevaelus. Ja see võib mehele, kes tahab end esitleda kui tänapäeva Peeter Suurt, osutuda liiga raskeks taluda. See võib isegi seletada, miks Putin oma hiljutises pöördumises rahva poole avalikult ütles, et sõda võib lõpuks lõppemas olla. Tal võib õigus olla, kuid see ei saa kindlasti olema see hiilgav lõpp, mida ta ette kujutas, kui see kõik algas 2022 aasta veebruaris. Selle asemel, et tähistada Venemaa purustavat võitu, võib Putin mõista, et tal pole enam palju valikuid peale valge lipu lehvitamise ja lõpuks oma karjääri halvimale otsusele järgnevate tavajärgedega silmitsi seismise. Aafrikas, nagu ka mujal maailmas, on Venemaa suuresti lüüa saanud. Need olid Prantsusmaa välisministri Jean-Noël Barrot sõnad tippkohtumisel Africa Forward 2026. Ja need on löönud nagu pistooda Venemaa kollektiivsesse südamesse. Miks? Sest Barrot'l on õigus. Venemaa viimased liitlased maailmas muutuvad kiiresti Putini suurimaks probleemiks. Mõju väheneb. Putinile pööratakse selg. Kui sa ikka veel arvad, et Venemaa on ülemaailmne suurriik, mõtle uuesti. Langus on tõeline ja Aafrika näitab, kui kaugele Venemaa on langenud. Barrot tegi oma kommentaarid ajalehele Le Monde pärast tippkohtumist Africa Forward 2026. See tippkohtumine ise on tõestuseks sellele, mida Barrot nimetab Venemaa mõju vähenemiseks Aafrikas. Seda korraldasid ühiselt Prantsusmaa ja Keenia pealinnas Nairobis ning see kestis 2 päeva, 11. maist kuni 12. maini. Umbes 30 riigipead ja valitsusjuhti osalesid tippkohtumisel koos mitme tuhande ärijuhiga. Ja tippkohtumise tulemusena lubas Prantsusmaa investeerida erinevatesse projektidesse muljetavaldavad 14 miljardit eurot, ehk umbes 16,2 miljardit dollarit. See investeering toob esile olulise erinevuse Prantsusmaa lähenemises Aafrikale ja Vladimir Putini katsetes tugevdada Venemaa mõju. Aga sellest räägime hiljem veel. See tippkohtumine näitab, et Prantsusmaa ja paljude Aafrika Saheli riikide ning mõnede teiste prantsuskeelsete riikide vahel pikalt kestnud pinged hakkavad vaibuma. Barrot ise toob välja, et tippkohtumisel osalesid ka elevandiluuranniku esindajad, mis viitab suhete soojenemisele. Kuid selleks, et selgitada, miks see kõik oluline on, eriti Venemaa jaoks, peame kõigepealt uurima, mida Putin on viimastel aastatel Aafrikas püüdnud saavutada. Venemaa eesmärk on olnud Aafrikas võita Prantsusmaa ja ülejäänud Euroopa arvelt. Nüüd need plaanid lagunevad koost. Pooleks Putin kunagi osanud ette näha Venemaa mainelangust Aafrika mandril, kui ta oma mõjutuskampaaniaga alustas. See kampaania algas Aafrika Saheli piirkonnas, mis hõlmab suure osa mandri lääne ja põhja keskosast ning ulatub ligikaudu Senegalist Sudaanini.
Venemaa sisenes sellesse piirkonda Putini laiemate jõupingutuste raames taastada Venemaa kui ülemaailmse mõjujõupositsioon, mis tal oli Nõukogude Liidu hiilgeaegadel. Aastatel 2014 kuni 2019 nägime nende jõupingutuste kiirenemist. Krimmi ebaseaduslik annekteerimine võimaldas Putinil väita, et ta justkui toob Vene territooriumi tagasi emamaale. Venemaa kampaaniad Süürias, Liibüas ja Kesk-Aafrika Vabariigis aitasid kõik Venemaal üles ehitada selle, mida Putin tõenäoliselt pidas marionettide ja asendusjõudude võrgustikuks, mida ta saab tulevikus Venemaa huvides kasutada. Strateegia oli peaaegu alati sama. Putin tuvastas mõne Aafrika riigi, mis kannatas ebastabiilsuse all ning ratsutas kohale Vene valgel hobusel, pakkudes stabiilsust, julgeoleku ja relvade näol. Sahel oli Putini kampaania jaoks ideaalne ohver. 2010ndate lõpuks vaevasid kogu piirkonda lagunevad poliitilised struktuurid ja ulatuslikud julgeolekuprobleemid. Korruptsioon oli paljudes Saheli riikides laialt levinud ja vägivald oli tõusuteel. Sõjaväelised huntad Mali, Nigeri ja Burkina Faso riikides haarasid võimu aastatel 2020 kuni 2023. Malil nägi Putin võimalust, kui ta pakkus Vene palgasõdureid ja hiljem ka spetsiaalse Vene väeüksuse, et kaitsta võimule tulnud huntat. See oli muster, leia keegi, keda toetada ning kasvata mõju, pakkudes sõdureid ja julgeolekut. Hoia muide Mali meeles. See riik näitab võib-olla rohkem kui ükski teine väga selgelt probleemi, millega Venemaa nüüd Aafrikas silmitsi seisab. Vladimir Putini strateegia töötas mõnda aega ja kui Venemaa juht Ukrainasse tungis, tõstis ta oma mõjutuskampaania tempot. Vladimir Putin ei saanud tol ajal aru, et see sissetung saab olema see vits, mis Venemaa selgroo murrab. Esimestel aastatel ei osanud keegi Venemaa läbikukkumist ette näha. 2023 aastal teatas BBC, et Aafrikas käib ulatuslik desinformatsioonikampaania. Suurde sotsiaalvõrgustikku rajatud kampaaniat nimetati mitteametlikult russosfääriks ning see edastas kogu sõnumi, mida Vladimir Putin uskus Euroopa mõju Aafrikas nõrgestavat ja samal ajal tugevdavat Venemaa haaret riikides, kuhu Venemaa kombitsad olid ulatunud. Prantsusmaad süüdistati tänapäevases kolonialismis, õhutades samasuguseid pingeid Prantsusmaa ja Saheli riikide vahel, millest me varem rääkisime. Ukrainlasi nimetati naatsideks ja satanistideks, kuna Venemaa püüdis luua toetust Vladimir Putini sissetungile, mis hiljem avaldus Aafrika tööjõu ärakasutamises. Palgasõdurite rühmitused nagu Wagner hakkasid oma kohalolekut tunda andma, eriti sellistes riikides nagu Mali. Ja kogu seda toetas Venemaa positsioneerimine end paljude Aafrika riikide eelistatud julgeolekupartnerina, keda ta püüdis enda poole võita. 2024 aasta juunis arutles ajaleht Independent isegi selle üle, miks nii paljud riigid pöörduvad Venemaa poole lääne asemel. Artiklis toodi välja Venemaa poliitikute korduvad visiidid, Wagneri taoliste üksuste kasutamine ning Venemaa Aafrika korpuse loomine. Kõik need sammud olid mõeldud sõnumi edastamiseks Aafrika riikidele. Lääs ei hooli teist. Aga Venemaa pakub teile julgeolekut, sõdureid ja otseseid kontakte Venemaa poliitika kõige mõjukamate inimestega. Venemaa oli ka tark selles mõttes, et ta ei sekkunud liigselt nende riikide siseasjadesse, keda ta endale liitlasteks püüdis meelitada. Kui USA ja teised lääneriigid surusid peale demokraatiat, eriti riikides, mis sattusid diktaatorite või huntade mõju alla, siis Venemaa hoidis väliselt eemale ja ei sekkunud. Muidugi mõjutas Venemaa neid riike siiski, kuid tegi seda suletud uste taga, jättes avalikkusele mulje, et Venemaa lihtsalt toetab Aafrika riike, millest paljud juhtumisi olid rikkad nafta, mineraalide ja teiste ressursside poolest, ükskõik millist teed need riigid ka ei valiks. Vladimir Putin oli heatahtlik juht. Lääs tahtis muutusi peale suruda. Kui valid Venemaa, on sinu julgeolek ja iseseisvalt valitsemise võime tagatud. Sõnumid võisid olla täpsed, kuid probleem, mida Vladimir Putin kunagi ette ei näinud, ongi viinud Venemaa praeguse läbikukkumiseni. Lubadused julgeoleku kohta tähendavad vähe, kui neid ei suudeta täita. Ja just see, koos mitmete teiste teguritega, ongi viinud selleni, et Venemaa viimased liitlased pööravad Vladimir Putinile selja. See muudab Venemaa geopoliitilise mõju osas kõike. Aga enne kui sügavamale läheme, just sellepärast me teemegi saadet The Military Show, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks ilma sellest, mis järgmisena tuleb. Nii et Putin oli aastaid ehitanud üles Venemaa mõju Aafrikas. Nüüd see kõik laguneb ja sellel on mitu põhjust. Esimeseks on investeeringud Aafrika mandrile. Oma intervjuus Le Monde'ile paljastab Barrow Putini plaani peamise nõrkuse, nimelt selle, et Venemaa ei kuluta kaugeltki nii palju, kui oleks vaja tõelise mõju saavutamiseks. Me keskendume sageli liiga palju pealiskaudsetele probleemidele, kuid tegelikkus on selge, kinnitas Barrow lisades. Kaubanduse, investeeringute ja Aafrika üliõpilaste meie ülikoolidesse vastuvõtmise osas. Prantsusmaa ja Euroopa panus Aafrika arengusse on 10, 50, isegi 100 korda suurem kui sellistel riikidel nagu Hiina, Venemaa või USA.
Euroopa Välissuhete Nõukogu toetab ja täiendab seda avaldust. 2024 aasta oktoobris ilmunud artiklis sellest toodi välja, et Venemaa kaubavahetus Aafrika riikidega oli aastaks 2023 10 aasta jooksul kahekordistunud, ulatudes 2023 aastal 24,6 miljardi dollarini. Siiski jäi see endiselt kaugele maha Euroopa Liiduga toimuvast kaubavahetusest, mis ulatus 288 miljardi dollarini. Ka Hiina, India ja Türgi olid kaubanduses Venemaast märksa ees ning on seda siiani. Tol ajal moodustasid Venemaa otsesed välisinvesteeringud vaid 1% Aafrika koguinvesteeringutest. Ja see ei pakkunud vajalikus mahus rahastust projektidele, mis võiksid tuua tegelikke muutusi, näiteks suurte infrastruktuuride arendamine või kaevandusprojektide loomine, mis võimaldaksid Aafrika riikidel oma loodusvaradest kasu saada. Need finantsprobleemid hõõgusid pinna all. Kuid kõik need ilmnenud mõrad kaeti Venemaa julgeolekulubadustega. Putin edukalt paljudes riikides levitatud läänevastane meelsus toimis seni, kuni Venemaalt ei nõutud nende lubaduste täitmist. Spoileri hoiatus. Venemaalt nõuti oma lubaduste täitmist ja ta ebaõnnestus suurejooneliselt. Varem palusime teil Mali meeles pidada. Sellel oli põhjus. Hiljutised sündmused Malis on paljastanud, et Venemaa lubadused on täiesti valed. Putinis väed riigis pidid aitama Mali hunta rahvast kontrolli all hoida, kuid kui neid proovile pandi, ebaõnnestusid nad nii rängalt, et lubasid separatistidel ja mässulistel Malis suuri edusamme teha. Aprilli lõpus alustas Mali Azawadi vabastusfront, mis on Põhja-Mali iseseisvuse eest võimul oleva hunta vastu võitlev relvarühm, rünnakut Kidalile, mis on oluline tugipunkt. Selles linnas elas mitmed Venemaa Aafrika korpuse üksused, mis olid sinna paigutatud just selliste rünnakute peatamiseks, ebaõnnestusid. Aafrika korpus piirati Kidalis sisse ja lõpuks pidasid nad läbirääkimisi oma taganemise üle. The Hill teatab, et taganemine näis hõlmavat suuremat osa Põhjamalist, ehk umbes poolt territooriumist, mida Aafrika korpus pidi kaitsma. See oleks iseenesest olnud Venemaa kaitsjate jaoks piisavalt alandav. Asja tegi veelgi hullemaks see, et ilmusid kaadrid, kus Vene konvoi lahkub Kidalist nii kiiresti kui võimalik, mis tõi esile Venemaa läbikukkumise. Hiljem selgus, et Aafrika korpus taandus nii kiiresti, et jättis varustuse maha, sealhulgas miinikindlad sõidukid, mis on nüüd Al-Qaida toetusega mässuliste käes. Sellised rünnakud hävitavad Venemaa poolt pakutava julgeoleku narratiivi. Need võivad põhjustada täiendavaid ülestõuse sellistes kohtades nagu Burkina Faso ja Niger, kus Aafrika korpus, mis on just tõestanud, et ta ei saa hakkama isegi selle ühe ülesandega, milleks ta mõeldud on oma üksused paigutanud. See üksikjuhtum näitab laiemat probleemi, mille Venemaa on endale Saheli piirkonnas tekitanud. Nagu ajakiri Foreign Affairs märkis oma 25. märtsi artiklis, on Venemaa jõhker käitumine ja suutmatus oma mõjutustegevuse kaudu saavutatud edu tegelikeks tulemusteks muuta Putinit Sahelis rängalt nõrgestanud. Venemaa pole soodustanud mingit koostööd Saheli riikide vahel, mis tähendab, et ta pole praktiliselt midagi teinud nende stabiilsusprobleemide lahendamiseks, mille lahendamisel ta väitis enda aitavat. Kui üldse midagi, siis Venemaa on Aafrikas rohkem lõhesid tekitanud. Kreml tähistas seda, kui Niger, Burkina Faso ja Mali lahkusid Lääne-Aafrika riikide majandusühendusest ning moodustasid Saheli riikide alliansi kui uue majandusbloki piirkonnas. Aga nagu me varem mainisime, ei tähendanud see rõõmustamine mingit tegelikku majanduslikku toetust. See piirdub lihtsalt tühjade kaastundeavaldustega, kuigi tegelikult vajavad need riigid Venemaalt raha ja ressursse. Ja kui teised mängijad sisenevad Saheli piirkonda ja Aafrikasse üldiselt, avastab Venemaa samuti, et tema mõjuvõim hajub. Euroopal ja eriti Prantsusmaal on juba mõju ning nad taastavad suhteid. Hiina, Türgi ja isegi Araabia Ühendemiraadid loovad sidemeid, mis kõik õõnestavad seda, mida Putin üritab teha Aafrika riikides, kus Venemaa püüdis suurendada oma ülemaailmset mõjuvõimu. Lühidalt öeldes, laguneb kõik Putini jaoks Aafrikas koost. Kremlile omane militariseeritud lähenemine jääb alla Prantsusmaa ja Euroopa pikaajalisele majandusmudelile. Barro rõhutab seda, öeldes ajalehele Le Monde, turvalisuse küsimustest kaugemale minnes on Venemaa panus Aafrika arengusse 0. Prantsusmaa kaubavahetus Aafrikaga on 3 korda suurem kui Venemaa oma. Prantsuse investeeringud on 8–10 korda suuremad. Prantsuse ülikoolidesse võetud Aafrika üliõpilaste arv on 8 korda suurem. Numbrid räägivad iseenda eest. Teda toetab Lansing Instituuti 15. mai artikkel, mis viitab Ukraina sõjale kui põhjusele, miks Putin on kaotanud nii suure osa oma mõjust. See seisukoht on väga loogiline. Venemaa kogu strateegia Ukrainas oli jõuga läbi murda ja tõestada Venemaa sõjalist võimsust, võttes üle selle, mida Kreml pidas nõrgaks riigiks. Üle 4 aasta hiljem on Venemaal õnnestunud enda kontrolli alla saada vaid umbes 20% Ukrainast ning tõenäoliselt peab ta kogu riigi vallutamiseks veel aastaid edasi võitlema. Selle käigus kuni 10 000 Vene sõjatehnika üksused on hävitatud, samuti umbes 1,35 miljonit sõdurit ja see arv kasvab pidevalt.
kõik see tähendab, et Venemaal ei ole enam rahalisi ega sõjalisi ressursse, et pakkuda oma Aafrika liitlastele sellist toetust, nagu ta veel mõned aastad tagasi lubas. Venemaa on taandunud palgasõdurite saatmisele, et pääseda ligi Aafrika kulla- ja teemantikaevandustele. Ja see, mis juhtus Malis, tõestas, et need palgasõdurid ei ole oma töös just eriti pädevad. See mainimine kaevandustest viib meid teise põhjuseni, miks Venemaa kaotab Aafrikas sama halvasti nagu Ukrainas. Venemaa kogu strateegia ei olnud üles ehitatud soovile aidata Aafrika riikidel areneda, et kõik saaksid oma maaressurssidest kasu. Putin tahtis ära kasutada, pakkuda vaid pealiskaudset kaitset, mida kunagi ei tuleks proovile panna, võimaldades tal levitada Venemaa mõju ja saada ligipääsu sellele, mida ta Aafrikas tegelikult tahab – ressurssidele, nii materiaalsele kui ka inimressursile. Ärakasutamine on olnud algusest peale olemas, kuigi Venemaa suutis seda propagandaga varjata. Kui Putin laiendas 2010. aastatel Venemaa haaret Aafrikas, oli seegi iseenesest ärakasutav. Ainult Putin kasutas nõrku režiime ja poliitilist ebastabiilsust ära, et suruda Venemaa mõju haavatavatesse Aafrika riikidesse. See oli odav ja kiire taktika, mis nagu paljud Venemaa teod ja sõnad ei pidanud kriitikale vastu. Nüüd, nagu Barrow märgib, on kõik, mida Venemaa suudab pakkuda, vaid ärakasutamine vastutasuks turvateenuste eest, mis proovile panduna läbi kukuvad. Mida mina näen, on see, et Vladimir Putini Venemaa ei paku midagi muud kui turvateenuseid, mille eest kaubeldakse Aafrika ressursside ärakasutamise vastu. Ja viimasel ajal, Aafrikas nagu mujalgi, Malis, aga ka Venezuelast Iraani ja Süüriani, on Venemaa suuresti lüüa saanud, ütleb Barrow ajalehele Le Monde. Taas on tal õigus. See pole ainult Aafrika korpuse läbikukkumine, mis hakkab tähelepanu tõmbama nende Aafrika liitlaste seas, keda Putin on kaitselubadustega meelitanud. Need liitlased on jälginud, mis juhtus Süürias, kus Bashar al-Assadi kogu režiim kukutati välkkiire tõhususega, hoolimata sellest, et Venemaa oli seda aastaid toetanud. Nad näevad, mis juhtus Iraanis, kus ülemjuht Ali Khamenei tapeti operatsiooni Eepiline raev esimese 24 tunni jooksul, kuna Vene õhutõrje ei suutnud teda kaitsta. Venezuelas haaras USA endise diktaatori Nicolas Maduro kinni operatsioonis, mis muutis sõjavarustuse, mida Venemaa oli endisele presidendile saatud, praktiliselt kasutuks. Korduvalt ilmneb sama muster. Venemaa lubab kaitset, kuid ei suuda seda pakkuda. Mali oli lihtsalt esimene näide, mis on tõesti mõjutanud Aafrika riike, kus Venemaal on mõjuvõimu ja tõenäoliselt ei jää see viimaseks. Ja Aafrika riigid ei märka ainult kaitse läbikukkumiste mustrit. Venemaa laialdane ärakasutamine näitab neile riikidele, et iga kokkulepe, mille nad sõlmivad Putiniga, toob tegelikult kasu ainult Venemaale ja võib Aafrikale aktiivselt kahju teha. Alates Ukraina sõja algusest kuni 2024 aasta veebruarini kaevandas Venemaa Aafrikast $2,5 miljardi väärtuses kulda, mida tõenäoliselt kasutati sõja rahastamiseks. Wagneri grupp, mis on sisuliselt muutunud Aafrika korpuseks, oli selle kaevandamise juures võtmetähtsusega. Malil soovib Venemaa saada enda kätte uraani ja liitiumi. Muudes Aafrika piirkondades viib Venemaa läbi värbamiskampaaniaid, mis on täis valeinfot ja pettust, et veenda noori Aafrika mehi liituma Vene armeega ja võitlema Ukrainas. Paljud neist meestest ei tea, millele nad tegelikult alla kirjutavad. Neile lubatakse tagalatööd ja kiiret viisade saamist, uut elu Venemaal, aga tegelikult saadetakse nad rindele, kus neist saab sisuliselt vaid Putini sõjakahuriliha. Ukraina teatas veebruaris, et nende andmetel võitleb Venemaa poolel üle 1780 Aafrika riikide kodanikku. Putin ja tema kaasosalised eitavad seda kõike loomulikult. Aga on selge, et see ärakasutamine, mis on alati olnud Putini mõtetes, laieneb nüüd ka Aafrika rahvastele. Ja just see, võib-olla rohkem kui miski muu, tekitab tagasilöögi, mis võib kokku kukutada kaardimaja, millest pool pakki on juba puudu. Ameerika välispoliitika nõukogu toob välja, et Aafrika juhid hakkavad Venemaa vastu sõna võtma. Nigeeria välisministeerium hoiatab aktiivselt riigi kodanikke, et nad ei liituks välisriigi sõjaväega. Lõuna-Aafrikas on ametnikud saanud paanilisi telefonikõnesid kodanikelt, kes on sattunud lõksu Vene palgasõdurite rühmade sekka, kui nad võitlesid Ukrainas Donbassi piirkonda sisenedes. Kuid on ilmnenud uus muster. Venemaa varastab Aafrikast kõike, mida ta veel suudab, kuni tal veel võimalus on. Kui Putin ja tema Kremli semud suudaksid pakkuda seda turvalisust ja kaitset, mida nad on oma partneritele selle ärakasutamise eest lubanud, siis oleks pilgud võib-olla kõrvale pööratud ja Venemaa tegevust võidaks tähelepanuta jätta. Aga nii see ei ole. Venemaalt ei tule tegelikku kaitset. Raha on peaaegu olematu, eriti kui võrrelda seda sellega, mida Euroopa ja Hiina Aafrikasse investeerivad. Praegu eksisteerib ainult ärakasutamine. Venemaa viimased liitlased hakkavad sellest aru saama ja pöörduvad juba ära. Kaitsemüüt on purustatud ja Putin on paljastatud. Nüüd näeme Venemaa mõju kokkuvarisemist mandril, mida Putin peab hindamatuks. Lõppude lõpuks, miks peaks üks Aafrika riik tahtma nüüd Venemaaga koostööd teha, nähes kõike seda, mis on juhtunud?
see on Barrows mõte, sest kõik, mida Venemaa on suutnud saavutada, on Euroopa jaoks ukse taasavamine, et saada Aafrikas võtmetähtsusega geopoliitiliseks mängijaks. Uus-Meremaa ei pidanud lasku tulistama. Ta ei pidanud Ukrainale relvi andma ega Venemaaga otse võitlema. Mitte midagi sellest polnud vaja. Selle asemel tegi Uus-Meremaa Putinile ja tema pahategijatele tõsise karuteene, lüües Venemaad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. See, mida Uus-Meremaa just Ukraina heaks tegi, on uskumatu, sest see on Venemaa murdnud ja jätnud Putini 3-kordse probleemi ette. Küberoperatsioonid, ebaseaduslikud maksekanalid ja kolmandate riikide varustuskanalid on just mängust välja löödud. See on Ukraina jaoks tohutu. Uued sanktsioonid on tulemas ja need erinevad kõigest sellest, mida Uus-Meremaa on varem teinud. 7. mail tuli uudis, et Uus-Meremaa kehtestas hulga sanktsioone, mis on suunatud umbes 20 isikule ja üksusele, kes riigi sõnul on seotud mõnede kõige kahjulikumate tegevustega Venemaa toetamiseks selle sissetungis Ukrainasse. Uus-Meremaa välisministri Winston Petersi poolt välja kuulutatud sanktsioonid on juba 35. kord, kui riik kehtestab karistusmeetmeid, et karistada Putinit Venemaa sissetungi eest. Ainult et seekord ei ole asi ainult karistamises. See viimane sanktsioonide laine on spetsiaalselt loodud selleks, et takistada pahatahtlikke isikuid, kes võimaldavad küberkuritegusid ja muid sissetungi aspekte, mis lihtsalt ei oleks võimalikud ilma nende isikute ja üksusteta, keda Uus-Meremaa sihib. Küberplatvormide operaatorid, kes võimaldavad Venemaa häkkeritel ja küberkurjategijatel tegutseda, on sihtmärgiks võetud. Samuti on sihikule võetud alternatiivsete makseteenuste pakkujad, kes on aidanud Venemaal mööda hiilida muudest sanktsioonidest ja piirangutest, mille traditsioonilised makseplatvormid on kehtestanud. Uus-Meremaa võtab sihikule ka kolmandad riigid, mis tegutsevad Venemaa vahendajatena, ostes ja seejärel edasi müües komponente ja muud varustust, mida Venemaa enam otse osta ei saa. Vladimir Putinile keerati just korralikult käru. Uus-Meremaa ei pidanud selleks ainsatki lasku tegema. Me uurime kõiki 3 sihtkategooriat Uus-Meremaa viimases sanktsioonipaketis, kuid enne seda on Peters selgelt välja toonud, miks ta sihikule võttis need 20 isikut ja organisatsiooni, kes on šokeeritud, kui leiavad oma nime Uus-Meremaa uuest nimekirjast. Need, kes kuritarvitavad veebiplatvorme Venemaa sõja toetamiseks Ukraina vastu, peavad arvestama tõsiste tagajärgedega, sealhulgas sanktsioonidega, teatas Peters ja lisas. Me sihime makseinfrastruktuuri, mis on aidanud võimaldada Venemaa sõda Ukraina vastu. Siin näeme, kuidas Uus-Meremaa annab oma panuse sõjatööstusliku kompleksi lõhkumisse, mis teeb võimalikuks kogu Putini sõjamasina. Halbade kavatsustega isikud sellistest riikidest nagu Iraan ja Põhja-Korea on sihikule võetud, ütleb Uus-Meremaa, kui riik täiendab juba kehtestatud enam kui 2000 sanktsiooni, võttes sihikule Venemaa tarneahelad ja platvormipakkujad otseallikast. Rääkides täiendamisest, on Uus-Meremaa viimastel kuudel tulnud välja jõuliselt ja aktiivselt oma sanktsioonipakettidega. Alles veebruaris kehtestas riik sanktsioonide vooru, mis oli suunatud 23 isikule ja 13 ettevõttele Venemaalt ja Iraanist. Uus-Meremaa kasutas seda võimalust ka selleks, et Putinile nafta osas vastu astuda, järgides Euroopa Liidu eeskuju ja kehtestades Vene naftale uue hinnalae $44,10. Haavale soola raputamiseks kasutas Uus-Meremaa seda veebruarikuu vooru ka selleks, et sanktsioneerida 100 alust, mis kuuluvad Putini varilaevastikku. Sel korral olid sihtmärgiks Vene luureagentuuride liikmed, 3 Iraani kodanikku, kellest üks oli seotud droonide tootmisega ning Garantexi krüptorahavahetuse juhid. See on aidanud Venemaal tagada Ukraina vastase sissetungi rahastamise jätkumine. Viimane sanktsioonide laine tugineb Uus-Meremaa rünnakule Venemaa krüpto- ja finantspettuste vastu, kuid need teevad palju enamat kui ainult seda. Sellel hetkel võib sul tekkida mõned küsimused. Peamine neist on kõige ilmsem, miks need sanktsioonid olulised on. See on igati mõistlik küsimus. Uus-Meremaa. 20 uut sanktsiooni võivad tunduda kui tilk meres, eriti arvestades, et Castellum AI andmetel on Venemaa juba maailma kõige rohkem sanktsioneeritud riik. Putin, tema kaasosalised ja need, kes aitavad Venemaad sissetungil, peavad juba toime tulema 26 665 sanktsiooniga, millest 23 960 on kehtestatud pärast Ukraina vastase sissetungi algust. Miks peaks veel 20 sanktsiooni midagi muutma? Vastus peitub selles, mida Uus-Meremaa on oma 35. sanktsioonipaketiga sihikule võtnud, sest just siin hakkame nägema suurt muutust. Enam ei sanktsioneerita ainult suuri tegijaid. Uus-Meremaa sihib kõiki, kes aitavad Venemaad tema katsetes pidada hübriidsõda Ukraina vastu. Alustame küberkuritegevuse sanktsioonidest. Kuigi kogu relvastus ja elavjõud, mida Venemaa Ukrainasse saadab, pälvivad palju tähelepanu, teevad Ukraina jaoks sageli kõige rohkem kahju just Venemaa varjatud küberkuritegevuse rühmitused. Need rühmitused, kuigi detsentraliseeritud, jagavad ühist eesmärki – Ukraina koos hoidvate kübervõrkude täielik destabiliseerimine ja lõplik hävitamine.
Kõik, mis aitab Ukrainal ühtse riigina püsida, on sihtmärgiks, alates logistikasüsteemidest kuni riiklike registrite ja energiavõrkudeni. Need küberkurjategijad aitavad Putinil hoida Ukraina kodanike teadmatuses, mõnikord ka sõna otseses mõttes, ning neil on ka teine ülesanne – levitada läänes valeinfot, mille eesmärk on piirata Ukraina toetust oma partneritelt. Varjudes tegutsedes ja alati anonüümsena on need kahtlased küberkurjategijad ära kasutanud varjatud internetiprotokolli ehk IP-aadresse ning platvorme, mis võimaldavad neil anonüümselt käsuserveritele ligi pääseda, teatab Sky News. Just selliseid platvorme sihib Uus-Meremaa. Kui küberkurjategijad kavatsevad varjatuks jääda, teeb Uus-Meremaa kõik endast oleneva, et nende tööd raskendada, võttes neilt nende platvormid. Uus-Meremaa sunnib Venemaa häkkerite armeed otsima uusi ja kallimaid viise, kuidas mööda pääseda kaitsetest, mille Ukraina on oma veebipõhiste süsteemide jaoks kehtestanud. Häkkerid, kellel ei õnnestu, ei saa midagi teha. Ja see ongi kogu mõte, sest see, mida Venemaa häkkerid on viimased 4 aastat teinud, on äärmiselt kahjulik mitte ainult Ukrainale, vaid kogu läänemaailmale. Need küberkurjategijad ei ilmunud äkitselt välja tühjast kohast, kui Putin 2022 aasta veebruaris Ukrainasse tungis. Nad olid tegutsenud juba ammu enne seda, alustades oma taktika rakendamist ja täiustamist Venemaa esialgse agressioonikampaania ajal Ukraina vastu 2014 aastal. Isegi enne täiemahulist sissetungi ja eriti 2022 aasta jaanuaris kasutasid need häkkerid platvorme, millele Uus-Meremaa on kehtestanud sanktsioonid, et korraldada küberrünnakuid Ukraina kriitilise taristu vastu, teatab Atlandi nõukogu. Sellest ajast alates on Venemaa kübersõda Ukraina ja tema liitlaste vastu ainult eskaleerunud. Sageli saadab Venemaa oma kineetilisi rünnakuid küberkomponendiga, kasutades pahavara, õngitsust ja üldist väärinfot, et saada ligipääs süsteemidele, mida Venemaa saab kasutada Ukraina kaitsevõime nõrgestamiseks enne drooni- ja raketirünnakuid. Ukrainal on oma enda kübervõitlejate armee, kes püüab kaitsta Venemaa häkkerite vastu, samal ajal ise küberrünnakuid korraldades. IT-armeeks nimetatud Ukraina häkkerid on detsentraliseeritud ja töötavad väsimatult, et Venemaad peatada. Aga neist ei piisa ja seda näeme juba ainuüksi 2026 aastal Venemaa küberrünnakute arvust Ukraina vastu. Sky Newsi andmetel on rahvusvahelised küberkuritegevuse seirekeskused teatanud, et 2026 aasta esimeses kvartalis kasvas küberrünnakute arv Ukraina rajatiste vastu 34% võrreldes sama perioodiga 2025 aastal. Enamik rünnakutest tuli Venemaalt endalt või kolmandatest riikidest, mis pakuvad Putini häkkeritele tehnilist tuge. Siin näeme, et Venemaa toetub strateegiale, mis töötab. Uus-Meremaa viimased sanktsioonid on mõeldud selleks, et võtta ära tööriistad, mida Vene küberkurjategijad kasutavad, mis omakorda peaks vähendama küberrünnakute arvu, millega Ukraina peab tegelema. Aga mitte ainult Ukraina ei pea muretsema Vene häkkerite pärast. Asi läheb tõeliselt tõsiseks siis, kui Venemaa laiendab oma küberkuritegude ulatust, hõlmates suure osa läänest. Aga enne kui me sellesse sügavamale läheme, vaatate te sõjasaadet. Seda on veel palju rohkem, nii et kindlasti telli meie kanal, kui saad meie sisust kasu. Kui 2014 aasta küberkampaania Ukraina vastu oli justkui seemnete külvamine, siis need seemned on 2026 aastaks kasvanud laastavateks taimedeks. University College London avaldas artikli, milles väitis, et Ukraina sõda võib olla maailma esimene täiemahuline kübersõda. Kolledži sõnul ei ole häkkimine ja küberrünnakud sõjas midagi uut, kuid see, mida me näeme Ukrainas ja suuremas osas läänest, on palju koordineeritum küberkampaania kui kõik varasemad. Alarmistide jaoks on kübersõja võimalikud tagajärjed tõsised. Kolledži raporti kohaselt võivad elektrivõrkude, finantsturgude või sõjalise sidehäired viia kaose, majandusliku kokkuvarisemise või isegi suuremahuliste inimohvriteni. Lisaks tekitavad küberrünnakute kiirus, anonüümsus ja globaalne ulatus ärevust, kuna need tegurid muudavad rünnakute allika tuvastamise ja õigeaegse reageerimise keeruliseks. See reageerimisraskus ongi peamine probleem. Lääs tunneb seda sama tugevalt kui Ukraina. King's College Londoni hinnangul kujutab Venemaa küberkampaania ohtu demokraatia enda alusele. Venemaa riigi toetatud häkkerid levitavad sotsiaalmeedia ja sarnaste kanalite kaudu läänes valeinfot, samal ajal, kui nad korraldavad otsesemaid rünnakuid institutsioonide vastu, mis kaitsevad lääne demokraatiat. Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas ütleb, et infokeskkonnast on saanud geopoliitiline lahinguväli ja temaga on raske vaielda. Ajavahemikus november 2023 kuni november 2024 toimus 505 eraldiseisvat juhtumit, mida King's College nimetab välismaisteks infomanipuleerimise ja sekkumise juhtumiteks, ehk FIM-iks. Need FIM-i juhtumid, mida toimus peaaegu 1,4 päevas, olid suunatud 322 organisatsiooni vastu 90 riigis. Need hõlmasid 68 000 valeinformatsiooni sisaldava sisu loomist ning kasutasid 38 000 kanalit või kontot 25 erineval platvormil.
FIMI hõlmab ainult valeinformatsiooni valdkonda, kuid need arvud on enam kui piisavad, et näidata Venemaa küberkuritegevuse ja hübriidrünnakute ettevõtmiste ulatust. Lääne, eriti Euroopa Liidu vastu, käib varisõda. Küberkuritegevus on vaid üks osa palju suuremast taktikate kogumist, mis ulatuvad sabotaažist kuni õhuruumi rikkumisteni ning seda kõike tehakse selleks, et kahjustada Ukrainat. Kuidas? Venemaa kasutab oma küberstrateegiaid, et karistada riike, kes toetavad Ukrainat, mõttega, et pidev karistuste voog muutub lõpuks nii tõsiseks, et need riigid otsustavad, et Ukraina toetamine ei ole seda väärt. Putini ideaalses stsenaariumis oleks tema häkkerite tekitatud kaosest piisavalt, et Ukraina liitlased vähendaksid oma toetust, jättes Ukraina haavatavaks. Ainult et seda ei juhtu ja Uus-Meremaa tõestas seda just praegu. Nii et kuigi sanktsioonid iseenesest on olulised, eriti kui võidelda Venemaa küberkurjategijatega, on sama tähtis ka sõnum, mida need sanktsioonid saadavad. Uus-Meremaa ütleb Putinile, ilma et tema suunas oleks tulistatud ühtegi kineetilist lasku, et Venemaa ei suuda manipuleerida riiki nii, et see ei toetaks Ukrainat. Ja mitte ainult. Uus-Meremaa asub rünnakule nende samade platvormide vastu, mis muudavad Venemaa küberkuriteod võimalikuks. Nende kuritegude ulatus ja nende toimepanemise hind kasvavad, mis kaitseb Ukrainat otseselt ning aitab ka Ukraina liitlastel tagada, et toetus, mida Putin nii meeleheitlikult peatada püüab, ei kaoks. Kõik see teeb Putinile haiget. Tema küberkurjategijad hakkavad otsima uusi platvorme, et oma hübriidsõda jätkata. Aga Putini jaoks on veelgi suurem probleem see, et Uus-Meremaa on kasutanud oma sanktsioone, et sihikule võtta maksekanalid, mida Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks. Sky News teatab, et Uus-Meremaa on loonud terve sanktsioonide ploki, mis on suunatud ühele ettevõttele, mis pakub Venemaale alternatiivseid makselahendusi. Väljaande teatel on nende alternatiivide idee võimaldada Venemaal minna traditsioonilisest pangandussüsteemist mööda, et saada oma ekspordi eest tasu. Raha, mida Venemaa on nende alternatiivsete makseväravate kaudu teeninud, suunatakse paratamatult Putini sõjamasinasse, mille kaudu seda kasutatakse Venemaale vajalike relvakomponentide ostmiseks kolmandatest riikidest. Nendest riikidest räägime mõne minuti pärast veel, kuid siin näeme otsest seost sihikule võetud makseplatvormide ja Putini poolt Ukrainale põhjustatud kannatuste vahel. Venemaa on juba aastaid trummeldanud alternatiivsete makseplatvormide teemal. Ta pidi seda tegema. Lääne sanktsioonid takistavad Venemaal saada raha sanktsioneeritud kaupade müügi eest, kui see raha liigub läbi traditsiooniliste pangasüsteemide. Juba 2017. aastaks oli Venemaa välja töötanud finantssõnumite edastamise süsteemi ehk SPFS-i, mis oli näiliselt alternatiiviks Swiftile. Tegelikult on see Venemaa keskne platvorm, mida AA andmetel kasutasid 2023. aastaks 400 finantsasutust. Venemaa lõi ka MIR-platvormi alternatiivina Visale ja Mastercardile ning on pannud palju ressursse BricsBridge e-maksete platvormi arendamisse. Venemaalt tuleb alati sama sõnum, vaja on rohkem tehinguid, mida ei tehta dollarites ega eurodes. Muidugi ongi nii. Putin teab, et neid lääne valuutasid on palju lihtsam külmutada kui neid valuutasid, millega Venemaa soovib töötada. Valuutade osas on Venemaa pärast Putini sissetungi tugevalt krüptorahade poole kaldunud. Moskvas asub föderatsiooni torn, mille kohta Forensic Archive ütleb, et seal asub maailma kõige arenenum sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustik. Arhiivi andmetel on selle ühe torni sisu andnud Venemaale kuni 2025 aasta oktoobrini $200 miljardi suuruse rahalise päästerõnga. Ja see on saanud võimalikuks tänu sellele, et see toetab tohutut võrku kahtlaste krüptotehingutega, kasutades privaatsussegisteid. Venemaa peseb sisuliselt oma musta raha, kasutades krüptot, mida saab muuta jälitamatuks, kui see liigub läbi varifirmade, et maksta kas Venemaale endale või osta Venemaale vajalikke kaupu kolmandatest riikidest. Sellised krüptovõrgustikud muutsid sanktsioonid sisuliselt kasutuks. Ja just seda püüab Uus-Meremaa takistada, keerates Putinile vinti peale oma tohutu 35. sanktsioonipaketiga. Kehtestades sanktsioonid ühe olulise platvormi vastu, annab Uus-Meremaa kõigile, kes võiksid seda platvormi kasutada maksete tegemiseks või Venemaalt maksete vastuvõtmiseks, teada, et sanktsioonidest kõrvale hiilimist ei tolereerita. Putin ei vaja seda. Ta ei taha näha, et keegi ründaks meetodeid, mida Venemaa kasutab maksmiseks ja maksete saamiseks. Sest ta on juba viinud Venemaa majanduslikku musta auku. Reutersi andmetel kahanes Venemaa majandus 2026 aasta esimeses kvartalis 0,3%, mis oli esimene majanduslangus Venemaal alates 2023 aastast. See on vaid sümptom palju laiematest majandusprobleemidest, mis on viinud elukalliduse kriisini ja Venemaa ettevõtete raskusteni, kuna Putin paneb kogu Venemaa ressursid sõjatööstuse arendamisse.
Teised riigid on näidanud, et Uus-Meremaa lähenemine toimib. Juba 2025 aastal kehtestasid Kanada ja Austraalia sarnased sanktsioonid, mis võimaldasid neil külmutada üle $180 miljoni väärtuses varasid, teatab News Sky Corp. Loodetavasti suudab Uus-Meremaa saavutada sarnase tulemuse. Vähemalt on see sulgenud veel ühe tee, mida Venemaa kasutab maksete saamiseks. Mida rohkem neid teid suletakse, seda halvemaks muutuvad mõjud Venemaa majandusele. Ja ilma rahata ei saa Putin anda oma sõduritele rindel vajalikke relvi ja varustust. Lõpuks on veel kolmandate riikide osapooled, kellele Uus-Meremaa on sanktsioonid kehtestanud. Me oleme neist juba rääkinud. Nad saavad kasutada alternatiivseid makseplatvorme, mille Venemaa on loonud, et maksta Putinile ja tema kaaslastele ning saada neilt makseid. On võimalik, et Venemaal on ka kolmandate osapoolte häkkerid, kes tegutsevad Ukraina vastu. Kuid kõige rohkem kahju teevad need nüüd sanktsioonide all olevad kolmandate riikide isikud ja ettevõtted, sellega, et nad võimaldavad Putinil toetada Venemaa sõjaväge, andes talle juurdepääsu komponentidele, mida Venemaa vajab oma varustuse ehitamiseks. See toimib nii. Venemaal on vaja palju materjale ja komponente, eriti kui ehitatakse rakette ja muid kaasaegseid sõjapidamisvahendeid. Haruldased muldmetallid, tarkvara ja mikrokiibid on kõik Venemaa sõjamasina jaoks hädavajalikud. Seega on loomulik, et just sellised tooted on need, millele teised riigid sanktsioone kehtestavad. Kuna Venemaa ei saa neid materjale otse osta, toetub ta sageli kolmandatele riikidele, kes ostavad need ja müüvad siis Venemaale edasi. Kolmas riik teeb ostu, justkui enda jaoks. Seejärel müüb see Venemaale, sageli motiveerituna sellest, et Venemaa maksab toote eest turuhinnast rohkem, mis võimaldab Putinil sanktsioonidest mööda hiilida. Siin tulevad mängu alternatiivsed makseplatvormid, mida sa juba mainisid, ja poleks üllatav teada saada, et Venemaa küberkurjategijad on samuti seotud nende tehingute olemuse varjamisega. Süüdi ei ole alati need kolmandad riigid ise, välja arvatud ehk see, et nad teevad inimestel ja ettevõtetel selliste tehingute tegemise liiga lihtsaks. Mitte iga riik, mis kuulub Venemaa keerulisse tarneahela võrku, ei ole nagu Iraan ja Põhja-Korea, kes mõlemad on valmis Venemaad otseselt aitama. Aga mis lõpuks juhtub, on see, et kolmandate riikide kasuahnurid, olgu need siis üksikisikud või terved ettevõtted, ostavad sanktsioneerivatest riikidest ja müüvad edasi kasumi teenimiseks, saades seeläbi Ukraina invasiooni peamisteks võimaldajateks. Kõik see ongi meelega segane. Selles on seotud varifirmad, varilaevastiku alused ja krüptoraha. Aga nagu ka teiste 35. paketi sanktsioonidega lõikab Uus-Meremaa läbi segaduse ja läheb otse allika juurde. Isikud ja üksused, kellele on sanktsioonid kehtestatud, on osa Venemaa kolmanda riigi kaubandusvõrgustikust. Uus-Meremaa tabab neid, kellele on sanktsioonid kehtestatud otse nende rahakoti pihta, mis ongi kogu asja mõte. Kui Venemaale müümisest saadav suurem tulu on stiimuliks, siis sanktsioonidega neilt isegi teenitust suurema summa äravõtmine on piisav, et Venemaa kolmandate riikide vahendajad mängust välja lülitada. See kõik käib Venemaa kanalite blokeerimise kohta. Vaid ühe sulejooksuga ja kuiva avaliku avaldusega on Uus-Meremaa kahjustanud Venemaa küberüksust, selle finantsvõrgustikku ning keerulist ja varjatud tarneahelat, mille Venemaa on üle maailma üles ehitanud. Putin on just korralikult vastu näppe saanud ja nüüd otsib Uus-Meremaa tõenäoliselt juba järgmisi isikuid ja üksusi, keda sanktsioonidega karistada. Kuigi Uus-Meremaa ei pidanud Putinit veritsema panema ühegi lasuga, annavad teised riigid Ukrainale veelgi otsesemat ja jõulisemat toetust. Rootsi on üks neist. See andis Ukrainale Odiini maagilise oda. Gungnir on nüüd Ukrainas kohal ja see rebib Venemaa vägesid tükkideks. Vaata meie videot, et teada saada, mis on Gungnir ja miks see on Ukraina jaoks nii oluline. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli meie sõjasaade, et näha rohkem meie kajastusi sellest, kuidas Ukraina liitlased teevad tööd, et Putin paika panna. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!